Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! 3 nädalat eetripausi on läbi, võrkpallivõnked tagasi, episood 21 ja seekord on siis stuudios siin Narva maantee 13, mina saatejuht Märt Roosna ja minu kõrval siis Martin Kukk. Tere Martin! Tere Märt! Ja Tartus liini peal on Martti Juhkami. Tere ka minu poolt. Martin, et selgita ära siis kuulajatele, et miks meil seekord külalist ei ole? Külalist meil ei ole sellepärast, et Märdil on kodutöö tegemata. Okei. Sellest räägime hiljem. Nii, aga nüüd on jutt nii, et mis ma tahtsin öelda, võrkpall, lapsed, ma olen ju üritanud lastele ka võrkpalli nagu tutvustada ja seda, aga jube raske on nagu teatud vanuses seda neile atraktiivseks teha, et mul on 6-aastane poiss ja 8-aastane tütar ja see 8-aastane tütar on väga veendunud, et võrkpall on maru igav mäng. Ja viimane kord, kui me rääkisime võrkpallis, siis ta ütles, et tal on üks hea idee küll, mida ta saaks teha. Et võrkpallivõrgus saaks teha palju võrkkiikesid ja seal oleks mõnus laamendada. Et mehed, teil on ka lapsed, et kuidas nemad võrkpalli suhtuvad, et kas natuke positiivsemalt kui minu laps? No ega mina olen ka natukene üritanud nagu lastele seda tutvustada, aga nad on veel liiga väiksed, et sellest midagi väga aru saada, et jah, nad teavad, et mina mängin, neile võib-olla meeldib vaadata, mida mina teen, aga ise veel pole veel väga suurt pisikut saanud. Ütle ka, et kui vanad su kaksikud nüüdseks on, kuulajatele? No mul on 4,5 alles. 4,5, eks ju. Martin? No minul on ka vanem poiss on 4,5 ja noorem on 3. Ja võrkpalliga on siuke asi, et kui neilt küsida, et mis tööd issi teeb, siis nad mõlemad vastavad, et issi vaatab võrkpalli. Vaatab võrkpalli? Jah, et see on, minu põhitöö on siis nende arvates võrkpalli vaatamine. Aga suurema poisiga natuke olen proovinud seal väikse palliga kõksida aga ega ta eriti huvitatud nii palju ei ole, et käi hoopis tennisetrennis mul. Ja väiksem poiss on veel nii väike, et päris täpselt ei saa nendest asjadest aru veel. Kui noorel seda siis tennisetrenni panid? 3,5 panin tennisetrennida. No sealt on siis tulemas Eesti uus esinumber. No muidugi, mõlemakäeline ka veel, nii et mõlema käega lööb ees kätt muideks. Mõlema käega eeskätt. Wow, mingi tehnika uuendus. Uus Toomas Leius on sealt sirgumas. Eelmine saade meil oli natuke juttu ka Oliver Lüütsepaga siin sellest saate pikkusest, et saate pikkus, et kas ja millal on liiga pikk. Ja me saime ka ühe kirja sel teemal. Jaan Merioja, härra Jaan Merioja kirjutas meile. Loen ka ette, et olen ammu mõelnud saate pikkus üle. Kunagi siis oli see kuldne game, kus kuulaja porises, et miks on saade üle 2 tunni pikk, selle peale vastas Rivo Vesik, et ära siis nii kaua kuula. Kuula näiteks tund aega. Mina arvan, et see poleks lahendus. Kuna aga nüüd tõstis sama küsimuse üles Oliver Lüütsep, siis julgesin ka oma arvamusega välja tulla. Igal juhul jaksu ja indu saate tegemisel. Mis ta see arvamus on seal? Arvamus jäi arusaamatuks. Arvamus oli see, et soovib jaksu ja indu. Ja siis meil ka küsitlus oli sel teemal ja nüüd küsitluse tulemused on selgunud, et 144 vastajat, esiteks ta on selline suur ikka pädev see valijaskond või selektsioon ja 6% neist arvas, et kuni tund, et selline lühike saade, mis tegelikult isest võikski olla kuni tund, kui meil oleks minu arust iga nädal, et siis see oleks väga mõistlik. Aga kuna meil on selline pikem paus, et siis 2 nädala tagant, siis 36% arvas, et tund kuni 1,5 tundi ja peaaegu sama palju 33% arvas, et 1,5 kuni 2 tundi ja 23% leidis, et üle 2 võib ka olla ja 2% ütles pikkus pole oluline. Ehk et siis
tund kuni 2 tundi oli siis 70%. Et ma arvan, et kui me nüüd tund 40 teeme täna, siis on kõik õnnelikud. On nii? Võiks olla. Arvutasid välja. Tundub sedasi kuidagi keskmine või sedasi? See on täpselt see, mida mina, kui me hakkasime tegema seda saadet, ütlesin. Tund 30 ju. Ei, ma ütlesin tund 30 kuni tund 45 Tallinn-Pärnu maanteena. Mis nii kaua sõidad siis? Ma olen eeskujulik liikleja. Eeskujulik. Okei, see selleks. Nii, aga nüüd aitab siis jutust ja läheme tempokalt käima. Rubriik täiesti uhiuus rubriik, ma ei tea, kas ta jääb, aga täna on. Rubriik sissejuhatuseks kohe üks terav küsimus. Et mehed, mis värk on sellega, et kui võrkpalli ei ole, siis teda ei ole ja kui on, siis on kõik samal ajal. Nüüd siis kolmapäev. Ehk siis tõenäoliselt see saade me teisipäeval lindistame, tõenäoliselt läheb teisipäeva õhtul veel üles, kui Delfis siin valvurid ei maga või midagi. Ja siis homme, ehk siis kolmapäeval karika ülipõnevad poolfinaalid meestel, kordusmängud samal ajal on ka Rae euromäng, kell 7 siis. Ja samal ajal on ka naiste poolfinaal seal Audentese ja Viimsi vahel, et kurat, mis jama see on? See on ikka suur jama küll. Ekraane jääb väheks. Isegi ju tahaks näha seda teist poolfinaalmängu, et tavaliselt võiks ikkagi olla nii, et sellised poolfinaalmängud on eraldi päevadel. Et jah, et see on halvasti välja kukkunud, et ma küsisin ka Hendrik Rikandilt selgitust ja tema nagu ütles, et seda nagu ei manageeritud õigel ajal alaliidu poolt, et ütles, et klubid ju otseselt ei teagi, millal teine paar mängib. Ja alguses ei olnud ka 100% aegadel kattuvust, aga nüüd on. Et mis me siis teeme? Paneme 3 ekraani üles või? Kas see Rae euromängu üldse näitab? Martti, mis sa arvad? No mina olen ikka üsna kindel, et Tšehhist on võimalik see pilt saada, et see, kui ise kunagi Tšehhis mängisin, siis volley.tv leht näitas kõiki mänge ja näitab ka euromänge, nii et ma arvan, et see jätkub ka seni. Et jah, aga samas see on nagu kuidagi häirima vaadata 2 mängu korraga, ei ole või? Sus ei keskenduda kummalegi. Sa ei süvene kummagisse. Mina soovitan ikkagi keskenduda sellele Parruse ja Bigpanga mängule. Aga miks sellele just? See on põnev. Teine on ka põnev, jah? Mina keskendun teisele, sest ma lähen seda teist kommenteerima. No sul on hea, sa saad ühele mängu. Vaata, aga kas sa saad teise mängu niimoodi järele vaadata, sa tulemust ei tea? Hästi vist ei saa Delfis, jah, see tulemus tuleb sinna üles, jah. Ainuke variant on, kui ma panen selle mängu algusest Delfi ülekande jooksma kohe. Ja siis panen telefonis jooksma, panen telefoni kinni. Ja siis saad tagasi kerida. Ja siis ta jääb sealt koha pealt pooleli, kus ma ta käima panin. Ja siis päeval veel do not disturb ka, et kuskil notificationit ei tuleks. Et mingi variant on, aga see ei ole jah maailma kõige lihtsam variant. Igatahes suured mängud tulemas, väga äge kolmapäev ja Hendrik Rikand jutus koorus välja, et nii palju on lootust, et selleks Bigbanki euromänguks siis on lootus, et see saab Inspiras näidatud ja loodetavasti on ka välismängust ülekanne, ütles ta. Või äkki, kasutas väljendit äkki, oleme täpsed. Tsiteerime, Rikand ütles äkki. Olen veendunud, et ülekanne tehakse kindlasti, aga eks siis ole näha, kes see selle ära ostab, et kuidas see Eesti jõuab, seda ma ei oska öelda, aga minu arust Saksamaa mängud ikkagi on kuigi maksumüürid, aga minu teada on nad saadaval. Nii, erinevatel põhjustel siis tõesti kahe saate vahe oli siis meil nüüd 3 nädalat, tavaliselt oleme teinud siin iga 2 nädala tagant, aga nüüd võtamegi sedasi 3 viimase nädala arengud siin 3. punktina. Ei hakka võib-olla kõiki mänge lahkama, aga võtame klubide kaupa, et kellel mida siis oleme tähele pannud, kuidas läinud on ja mis on seisud. Alustame siis võib-olla Tartu Bigbankist, et meil on ju Tartu Bigbanki punktikahur Martti Juhkamisel telefoni otsas ja ütleme, et kui enne euromänge, siis Martti ise ka väga hästi seda suunda mudis niimoodi, et nagu Pärnu oleks olnud soosik, et siis nüüd on ikkagi Tartu Bigbankil kõik purjed täis tuul purjetes, et tõusti Balti liigas liidriks,
Eurosarjas lükati välja Pärnu ja karikasarja poolfinaalis siis ka Võru vastu, siis esimene mäng võideti 3-2. Et Martti, teil kõik lippab või? No ei saa nüüd öelda, et kõik see nüüd nii libedalt ka läheb, et Pärnu vastu oli tegelikult ju üsna võrdsete mäng. Et see, et me lihtsalt suutsime teatud hetkedel ikkagi nii-öelda kindlamalt tegutseda. Aga samamoodi Parruse vastu, et olime 1-2 taga ja see, et me Balti liigas liidriks tõusime, et ma arvan, et see praegu ei ütle midagi. See on petukaup. Ja see on Pärnu on 2 mängu vähem. Aga samas, kui ma nüüd vaatame ajaloos tagasi, siis kõik teised meeskonnad väga jubedalt rõõmustavad, kui nad vähemate mängudega tabeli liidriks tõusevad, nii et eks me siis teeme praegu seda sama, et paneme natukene Pärnule pingeid, et ehk kaotavad seal kuskil punkte. Aga ma arvan, et ongi, et ega samamoodi meil siin Lätisse nädalavahetusega see nüüd nii lihtsalt ei läinud, et natukene aurude peal võib-olla oleme, et väike haigusviim on ka siin meeskonnas sees käinud ja mänge on palju, et eks me üritame kuidagi vastu pidada ja homme on nüüd siis kõige olulisem jälle. Et midagi lihtsalt tehes ootamas ei ole, et Parrus on kindlasti näljane. Et Lätis Daugavpilsile andsite punkti ära, võitsite aga 3-2. Mis seal siis juhtus? No nagu ma ütlesin, et ega me seal ilusat võrkpalli ei näidanud, ma arvan mõlemas mängus, et hästi kangutatud selline. Muide, selle mängu statistikat pole endiselt veel saabunud, et siin mitu päeva hiljem salastatud. Ma olen teinud märkusi 2 kuud tagasi, kui hooaeg algas, et Daugavpilsist ei tule statistikat, aga siiamaani pole sellele keegi reageerinud, et ma arvan, et inimesed, kes selles vastutavad ja kes tahavad, et liiga normaalne välja näeks, peaks sellega tegelema. Ainult siiamaani on teada, et 184 pealtvaatajat oli ja 3-2 lõppes mäng. Aga mis sul veel rohkem vaja on? Ja publik oli väga, väga häälekas, võib öelda, et seal ikkagi ei kuulnud midagi, mis platsil toimus. Et seal möllu sai ikka täie raha eest. Aga te seda Daugavpilsi mängu mängisite siis eeldatavalt oma põhikoosseisuga, et eelmine päev te Jekapilsi vastu vaatasin peatrenner Rikberg natukene vangerdas ka mängijate rotatsiooniga. Jah, Jekapilsi vastu mina, Eerma, Naaber saime vabapäeva ja Daugavpilsi vastu ei mänginud Riiko Kordlov. Aga seal me tegime sellise pulli, et esmakordselt selle loo ajal siis 3. game'is sain diagonaali rolli ise üle võtta, et Jack Williams siis tuli pärast teist game'i välja. Ma ise seda mängu ei näinud ja statistikat pole, et kas Williamsil oli siis siuke kehvem päev või lihtsalt otsustasite, et proovite selle loo ajal ka korra selle sinu diagonaal värgi ära? No pigem oli seal kõigil oli kehva päev, aga Jack oli tõesti näost natukene ära, et tundub, et tal on see haigus võib-olla kõige suurema hele jätnud, et natukene võib-olla tühi oli, et võeti välja, eks ta on siin kosub paar päeva ja küll ta Parruse vastu on jälle taas valmis madistama. No küsimegi, et homme siis on väga oluline mäng. Kuidas mehed on, kuidas tervised on? Sa ise ka kuidagi nagu kähisesid siin natuke? Et kas... No, see juba viimased paar nädalat on olnud selline üles-alla, et mingi haigusviim meil siin on, ära ei taha väga minna, et nina on kinni ja selline pea on veits paks, aga elame veel ja ega nüüd homme unustame kõik sellised asjad kindlasti. Kas just hommikuti on nagu raske, ütleme, käima saada? Ei ütleks, et kas hommiku õhtu siin ei ole väga vahetud, aga lihtsalt, et ega ei saa öelda, et mingi ideaalsed konditsioonid siin meeskond oleks, aga ma arvan, et play-offides ei peagi võib-olla olema, peab olema parem kui vastased ja kui ma ei eksi, siis Kristo Kollo oli ka vist haigusega eelmises mängust eemal, nii et eks seal on ka omad mured ja minu kas mitte eelmises mängus samamoodi, et võib-olla see, et Renata natukene niisuguse tuima näoga platsil oli ka seetõttu, et oli vist oli ka väike haigus. Nii, kas Tartu kohta on meil veel midagi rääkida? Martin, mis sinu mõtted, tähelepanekud on? Tegelikult ma tahtsin isegi kiita muidu Jack Williamsit, et ta on siin viimastes olulistes mängudes päris tubli olnud, aga no seda Daugavpilsi värki ei teadnud. Et olen siin hooaja alguses ka öelnud, et ei ole kindel, et kas ainult Jack Williamsiga diagonaalis Tartu suudab neid tiitleid kaitsta või mitte.
aga näiteks Pärnu vastu ta oli väga tubli euromängul ja tõesti kui ta saab ennast käima, siis on täitsa hästi mänginud viimasel ajal. Eriti servil ja tegelikult ka rünnakul, et ta on ikkagi olnud pigem teravam kui eelmine aasta ja ma arvan, et võib-olla hirmud olid suuremad, et tegelikult on päris hästi hakkama saanud. Et ma vaatasin ka, et euromängul siin Pita tõi 31 punkti, oli palju juttu sellest, aga tegelikult ju rünnakul Pita tõi 23 punkti ja siis Williams tõi 22 punkti, aga Williams sai 12 tõstet vähem, ehk Williams tegelikult lõi hästi ära tolles mängus küll 58%. Et päris tubli on olnud küll, jah. Et niimoodi. Aga läheme siis võib-olla sujuvalt üle Võru Parruse juurde ja seal on siis põhiteemaks mõistagi, kuidas on Soome vanameister, legend Mikko Esko siis platsil ennast näidanud, et kui me viimati siin rääkisime, siis tema polnud veel mänginud ja nüüd Võru on temaga mänginud ja ma ütleks, et järjest läinud paremaks, et alustasid Lätis kaotusega kõigepealt, kaotuse võiduga, Audentest võitsid, see ei ole vist eriline näitaja, aga ka mäng Tartuga, siis karika poolfinaal, mille nad siis lõpuks 2-3 kaotasid, pigem minule näitas, et progress on toimunud, et nüüd on küsimus vist selles, et see meeskond ilmselt jõuab selle sidemängiga veel paremaks minna, aga kas sidemäng jõuab enne ära minna või? Jah, et kas see ei toimu liiga hilja, et kas homme on juba see olemas? No esiteks, kui me võtame Mikko Esko, siis ma nägin nüüd esimest korda teda täitsa saalis laivis oma silmaga Audentese mängul. Maru hea sidemängija on, et Võru on sellega küll ikkagi jackpoti saanud. See, kui kaua ta suudab oma tõstet varjata 6, 8, 9 meetri pealt tõste täpsused asjad, ründajatel ilmselgelt veel natukene vajab harjumist ka, aga nagu Mikko isegi ütles enne mängu intervjuus, siis et connection koostöö läheb päeva-päevalt paremaks ja tunneb ennast päris mugavalt seal. See on täiesti jackpot Võrule ja paganama kahju on, kui see mees siit õige pea ära läheb. Ma loodan, et ei lähe, sest et siis peab Võru uuesti hakkama harjuma teise sidemängijaga ja siis võib jälle sealt mingisugune väike tagasilöök tulla. Mina on sinuga täiesti nõus, et ka meie vastu ikkagi see, kuidas peab jälgima seal võrgu ees tema tegutsemist võrreldes sellega, kuidas teistega on, siis teistega näed ikkagi keha asendist ja sellest, kuidas nad tõstavad ikkagi ära kuudada selle palli tasemel. Esko suudab seda varjata, ta suudab oma seda mängu stiili muuta, et selles suhtes, et isegi seal päris mitu korda lukus, et täitsa ei olnud valmis selleks, et see tõste võib-olla Renatole läheb, kus võib-olla teistega on ikkagi üsna lihtne aru saada, kus see tõste läheb. Aga kellega tal siis kõige lihtsam klapp on olnud leida? Seda on muidugi raske öelda, et ta ju usaldab näiteks temporündajaid, Tarvo Tähte ja Treier ikka sellistest olukordades, kus võib-olla Välimaa ja Kaljuvee seda ei teeks. Et mängis seal päris mitu korda olulisi palle nii-öelda raskest olukorrast selle Tarvoga. Siin juba siis need järeltulevad põlved ka sekkusid, ütlesid mõtte sekka. Ja ta ju Mattias Rahuaja mängis viimane mäng ja seal mingi hetkel oli kas 7-7 või 8-8. Mul on protokoll ees, et tal jäigi 10-10, 100%, et okei, sul on vastas Audentes pole maailma parim blokki ja kaitse, aga väga head blokki kaitset mängis, ma ütleks, et see on nende võistkonna tugevus, Audentese tugevus on blokkkaitse. No jaa, aga ma mõtlen ikkagi, kui sa paned siia kõrvale, ma ei tea, Pärnu või Tartu. Ei jah, ilmselgelt seal on vahe sees, ühed on koolipoisid, teised poolprofessionaalid või professionaalid, aga tegelikult Audentese kõige suurem tugevus minu jaoks on hetkel see blokkkaitse. Nii, ja Võrul siis tõesti suuresti on tõehet. Nad on ikkagi blokkide saamises, nad on ikkagi kadusid ära blokkide saamises on, mis asi? Audentes on blokkide saamises liiga üks, kui juures eesotsas seal, et nad ikkagi nii blokipunkte nopivad üsna edukalt. Aga millest siis asi? Mis te sinna sisse põrutate?
alahinnatakse võib-olla. Selge. Nii, Võrust oleme rääkinud, nüüd selline jõud seal siis allpool Läti lähedal nagu Pärnu. Esko juurde veel korra tagasi. Jah, räägi. Siis meil meeskonnas teine soomlane tegi nalja, et Esko lõpetas kaitsemängu tegemise muidugi 15 aastat tagasi ära, et eks seal ikkagi tuleb välja, et ta ikkagi 47-aastane, et päris nii liikuv võib-olla ei ole kui nooremad tegelased. Ei, no ta kasutab seda trikki, et parem targalt seista, kui lollilt joosta ja päris mitu korda jäi seal Audentases mängu õige koha peal ette ka. Aga kuidas ploki kõrgus on? Väga okei. See on täitsa okei, ta on päris pikk ise ka, ta on ligi 2 meetrit. 1,98 jah, pikkust. Et plokis ega ta nõrgem kindlasti ei ole kui seal teisel meeldib. Nii, aga kohe seda näeme homme juba, et mitu korda siis Marti, ma ei tea, kas sa satud temaga seal kohakuti, et on variant sisse lüüa. Aga ikkagi Martin nüüd segas, aga ma tahaks ikkagi Pärnust ka rääkida, et Pärnu mehed nagu me siin... Lähme kiirelt üle. No Pärnul kõigepealt selline perioodil on siis kõige olulisem on ikkagi eurosarjas väljalangemine, et see oli kindlasti valus, nad võitsid kordusmängu 3-2, aga see võit ei andnud neile midagi, sest oli vaja 3-1 võita ja siis kuldne game. Et 3-0 panid Riiale vahepeal ja 3-2 siis Selverit võideti karikasarja poolfinaalis, et rohkem polegi mängitud. Martin, kuidas sina näed, et kuidas selle Paesiga nüüd on, et ta oli vahepeal ära? Pöidla vigastus oli tal seal euromängus Tartu vastu jah, et kõik me saime teada seda alles seal põhimõtteliselt soenduse ajal või Piitaleid on näpu tagurpidi. Et see muidugi jättis jälle, samas peab Richard Voogelit kiitma. Esimesed 2 game'i mängis väga lihtsalt võrkpalli, tegi seda eeskujulikult, Piitale kõrged pallid ette, Piita lõi ära ja siis lihtsalt mingi hetk hakkas kas Tartu paremini Piita vastu tegutsema või siis hakkas Piital kõrgust ka kukkuma. Ja no olgem ausad, kui Piita suudaks terve mängu nii lüüa, nagu ta 2 esimeses game'is lööb, siis ta ilmselt siin liigas ei mängiks ka. Aga väga hea leid Pärnul igal juhul Piita on. Paesi vigastus muidugi määras ka päris palju seal. Aga selle taha päris ei poeks muidugi. Ja kõige suurem murekoht praegu siin viimaseid mänge vaadates minu jaoks on, et nurgast ei tule abi. Et siin viimane mäng karikas Selveriga ka, ma ei mäleta seal Markus Uuskaril vist oli ainukesena äkki seal 40 ringis see protsent, teistel oli kas 12-2 või 20 seal 3 oli isegi tähel või midagi sellist. Praegu võin eksida, aga väga palju parem see ei olnud kindlasti. Tähemäng vist meie vastu ei olnud ka vist kõige ja üleüldiselt ongi sealt nurgast on abi vaja. Kui ma täitsa aus olen, siis minu enda arvamus on see, et potentsiaalilt Pärnu on hetkel liiga kõige tugevam võistkond, kui nad selle kõik välja mängiksid. Aga see on minu arvamus ja las see arvamus mulle jääb praegu. Aga no vaatame, seal on tõesti vaja need nurgad ka. Sten Berillus mulle selle loojal väga hea mulje jätnud. Tema tegutsemine blokis iga kord, isegi kui seda blokipunkti ei tule, head pidurdused, head puuted, kontrarünnakud. Taaskord hea ost Pärnule, arvan. Seda tegelikult arutasime ka Aleksander Eermaaga bussiga sõites Taugapilsi või Egapilsi, ma ei mäleta. Et Perillus tõesti on väga, väga hea blokis. Et ta loeb seda mängu väga hästi ja käed on korrektselt. Et ma ei olnud tema vastu kunagi varem mänginud. Et ei olnud nagu video pealt ei jää justkui niivõrd hea mulje, aga päris elus on ikkagi tegemist väga, väga korraliku mängu. Et ma Martini jutu taustal siin klõpsisin lahti ka selle Pärnu ja Selveri mängu protokolli ja siin Tristan Tähest tuli juttu, et Täht jah, et rünnak 15% ja pluss-miinus siis -4. Ja Lepikul ei olnud ka väga palju paremist. Et oli jah selline must päev siis nii-öelda. Jah, see on jah Pärnus see probleem praegu olnud.
Samas Tristan, tal sekka võib tulla ka väga normaalsed päevi. Mulle tundub, et Selver TalTechi vastu talle kohe üldse ei sobi see mäng, et praegu 2 mängu ja mõlemad on ebaõnnestunud, et kas paneb mees endale ise liiga suured pinged peale endise koduklubi vastu? See on muidugi üsna tavapärane, et endise koduklubi vastu ei. Aga kas on natuke siis sellega seotud, et nad tunnevad sind nii hästi ja teavad täpselt, mis sulle meeldib teha või? Ma arvan, et tõestamissoov on lihtsalt nii suur. Et võib-olla üle soovimist, jah. Pigem arvan ka, et see on pigem vaimne. Et sa arvad, et nad teavad sind nii hästi, aga tegelikult peaks mängima ikkagi oma mängu lihtsalt. Et tegelikult Tristani alustas hooaega väga hästi, lihtsalt need olulised mängud siin viimasel ajal on natuke ebaõnnestunud, aga küll ta uuesti oma selle enesekindlus leidnud. Ja juba homme on tal võimalus, sest Selveriga esimene siis mäng võideti 3-2 ja nüüd igal juhul tuleb siis kas võita mäng või võita siis kuldse geimi ei pole vaja. Et kuldse geimi, vabandust. Et 2 geimist ei piisa kummaski mängus, et selles suhtes on väga põnev. Kõik on lahtine, aga Pärnule paneks siis ikkagi natuke nagu pinge peale. Et kui nüüd juhtub see, et Selver ikkagi suudab sellest kaotusseisust välja tulla, mis ei ole ju sugugi võimatu, siis võib ju öelda, et Pärnul on juba 2 sarja läinud tuksi, et eurosari ja karikas, et neil ikkagi... Ja ma olen kindel, et see võistkond on komplekteeritud tiitlite võitmiseks, ikkagi sellise eesmärgiga on mindud. Alari Saar ka vist ühes Õhtulehe vist loos või kuskil ütles, et ikkagi rääkis 3 karikast, et Marti teile jääb siis võib-olla 3 hõbemedalit või? Võru tahab ka sekka öelda sõna. Võru vist rahuldab lihtsalt medaliga. Aga Marti... Oled sa meiega, Marti? Natuke on vist ühenduse... Võru on ju iga aasta medalil ja hõbede. Mina olen teiega. Ma just üritan siin selgitada, et Võru võtab siin iga aasta hõbemedaleid. Nii et ei tohiks siin neid maha kanda. Et ikkagi eelmise aasta Eesti meistrivõistluste finalist ja tegelikult ma ise ka natukene loodan, et see esko ikkagi jääb pikemaks, aga ühest küljest selleks jälle natukene niuke ebaaus välimaa suhtes, aga selline see sport on, et kui on keegi on tugevam, siis ikka fännid ootavad, et meeskond oleks võimalikult tugev. Aga 80-ndatel veel mängiti kenasti ka 2 sidemängiga, et kas seda varianti tänaval enam pole? Kumb neist lööma hakkab, esko või välimaa? Mina ei ole spetsialist. Või mõlemad, kes tagaliinis on, see tõstab, mõlemad saavad rünnata. Põhimõtteliselt on see võimalus olemas, aga praktiliselt see vist väga suurt edu ei annaks. Ees on kogu aeg 3 ründajat. Renato sellepärast pingile peaks jääma. Aga selles suhtes, et pat oleks öelda, et ma arvan, meie ja Pärnu oleme siis väikse edu sisse saanud, aga ikkagi homne mäng on mõlemal justkui finaal ja seal võib kõik juhtuda, et oled järsku 2-1 taga ja pinge on üleval ja mäng võib väga kiirelt 3-1 lõppeda ja siis ei ole mingit kuldset geimi. No pinge on üleval alati ka, kui Tallinna Selver TalTech mängib ja Aavo Keel seal ütleme siis, viimati, ma saan aru, tegi väga põlastava näo seal kohtunike suunas, et Aavo on ennast kuidagi käima saanud, et võttis natuke aega. Annab nagu ajakirjanikele töid ja mõtteid, et siin ühe mängu järel sarjas mõttehiiglasi, kes siis mingid ennustusi on teinud. Ma ei tea, kas Marti järsku sina oled see mõttehiiglane? Ma millegi pärast kahtlen, et see just mina olin, seepärast, et vist kui ta vihjas hooaja alguse poole ja ma ei mäleta, et ma oleksin seal täpselt neid sõnu kasutanud, mida tema kasutas, aga tuleb tunnistada, et Aavo on sellel aastal kuidagi väga terav. Tundub nagu, et selline vana Aavo on tagasi, kes võib-olla siin viimased Pärnu aastad natukene niimoodi tooli peale istuma et ei teinud enam nii kõvasid avaldusi, aga sellel aastal tundub, et mehes on ikkagi isu midagi võita. No vähemalt on äge, et on midagi lugeda, on midagi pealkirja panna ja tõmbab tähelepanu. Et siin oli tal natuke siin kohtunikega vist mingid muret, et kusjuures see on tõesti nagu ma olen seal isegi Aavo paadis veidi. Et lihtsalt, et ta kuidagi vaatas natuke mingi näoga ja seda tõlgendati, et see oli nagu põlastav või põlglik või midagi sellist. Ja see, et nad ei andnud seal seda challenge'it, samamoodi Rainer Vassiljev kasutas game'i lõpus täiesti samasugust challenge'it, et lihtsalt läks õnne proovima. Üks sai, teine ei saanud,
no kuidas sa seletad selle ära, et ühesõnaga challenge oli võtta, aga Ja. öeldi, et see on lihtsalt viivitamine, et see on nii selge. just, aga no lõppkokkuvõttes Aavo võitis sellega isegi rohkem aega, kui ta selle challenge'iga oleks võitnud, et nüüd läks vaidluseks, kõik kaptenid käisid, üle minuti läks seal aega, selle challenge'iga oleks läinud 15-30 sekundit. aga ma mõtlen, kas reeglid üldse võimaldavad keelduda jaa, sedasi? seal on mingisugused reeglid. Tõlgendamisvõimalused. Okei. no see on ikkagi tegelikult üsna totter selles suhtes, et võib-olla tõesti nagu Aavo ütles, et võib-olla ma ei näinud, võib-olla mingi mängija on ees, võib-olla mingi muu asi ees. Kuidas sa ütled, et ei, et ma ei anna sulle? Ma ei tea. Jaa, ma olen nõus siin. Mina oleks... Et see tekitab lihtsalt frustratsiooni ja sellist, ma ei tea, see minu jaoks tundus natuke kahtlane. Samas muidugi see on ka omaette teema, et kui nüüd need challenge'id kasutatakse ära selleks, et ilmselgelt kasutatakse, et vahepeal, et mängu viivitada ja... No seda kasutatakse maailmavõrkpallis samamoodi. Jah, aga ma mõtlen, et kas sellele ei peaks kuidagi reageerima, et päris tõesti, et kui on meetrine vahe ja siis videokordus seda näitab, et siis saad trahvi. Kui sul on see võimalus, saad trahvi challenge'i võtmise eest, siis me ei näe enam ühtegi challenge'id siin liigas. Sa arvad, et palgad ei võimalda väikest trahvi kinni maksta? Kui tahad kõvasti aega venitada, siis tuleb võtta see võrgupuuta, see challenge, seal on ikkagi aega läheb ikka nii metsikult ja need tulemused on nii ettearvamatud, et seal meie võrumängus oli ka, et see mäng seisis nii palju, et jah, me mängisime 3-2 mängisime mängu 3-2 ja vist 2-40 läks, kuigi 3. ja 4. game olid väga kiired. Siis oleks see mängis veel tasavägisem olnud, siis mäng oleks 3 tundi vähemalt olnud. Et jaa, et igal juhul siis Pärnul või Selveril ka siis kõik võimalused veel seeria ümber pöörata karikasarja poolfinaalis homme. Mängulises mõttes Norrakas Rones on saanud ennast uuesti, mulle tundub käima, päris tubli oli siin karikas ka. Ja Jefanovi vastu nüüd on osatud ka natuke rohkem mängima hakata teiste võistkondade poolt, et ilmselt hooaja alguses ei olnud ta rünnaku suundi kellelgi võtta kuskilt, et ta polnud väga palju mänginud, aga nüüd on hea on ta ikkagi heal päeval, aga päris platsi puhtaks ikka enam nii ei löö. Päris nii musta päeva vastu ei ole, kui tal nüüd see viimane mäng Pärnu vastu oli, et ma arvan, et ta on homme tugevam, kindlasti, homme on parem ja see tähendab seda, et Selveril on omad võimalused. Jaa. Aga me pole öelnud, Andri Aganits on tagasi. Jaa, Andri Aganits, kes käis ka meie saates ja siis ta veel täpselt ei teadnud, nüüd platsil tagasi ja kuidas on, et kas võime öelda, et vana Andri on tagasi? No eks natuke võtab ikka harjumine aega, aga igal juhul ta Selverile väga vajalik mängumees seal keskel on ja omad asjad teeb alati ära. Isegi juba paneb siin hüppelt servi ka jälle, et tundub vigastusest on kenasti välja tulnud. Aga natuke ikka paneks puid ka alla, et kui nüüd selline koosseis on, et siis sul Nõlvak ikkagi tõstab, noor Tristan Urb pingil, eks ju, Aganits tagasi, siis noor Luuken pingil ja nii edasi, et siis kurat, noored ju ei saa väga võimalust. Sport on selline. Sama hooga jätkame, siis on Lincoln Williams ka tagasi. Kas on mingid jutud juba? Klubita vist on endiselt. Jefanovit vist pole vaja veel välja vahetada. No vot, Jefanov, pane edasi kõvasti, et muidu istud ka pingil seal teistega koos. Muidu tuleb Lincoln. Ja sina lööd plaksu. Hirmutuslood. Ja Jefanov sai ju oktoobri aasta, jah, et hommikuti see konjak ei ole hea mõte. Et oktoobrikuu parima mängija tiitli, et kas õige valik? Ma arvan küll, suhteliselt teenitult ma arvan, et oli tõesti väga hea ja tõmbas ka meedias kõvasti tähelepanu, nii et ma arvan, et läks õigesse kohta. Ja igal juhul nõus. Nii, ja meil on veel üks klubi siin Eesti kõrgliigas, Audentes Solar Stone, et mis need siis teinud on? Kaotanud? No ja Kapilsi võitsid ikkagi, aga sellest me vist juba sellest rääkisime, mõtlen viimase perioodil, mis me saade pole eetris olnud, vaatan kiirelt. RSU-le kaotasid ja nüüd kaotsid Võrule. Aga noh... Neil tekib neid võimalusi küll geimi lõppudes, aga millegi pärast nad veel kaotavad nii, et ole näha, võib-olla teine ring läheb natukene paremini, et saavad natuke rohkem neid kinni võita. Ja Lauri Siesan läks ka seal
peale mängu ka rääkisin, aga natuke ütles ka, et uskumatu, et neid 21-19 olukordi on juba, neid ei ole enam ainult üks, et me hakkama ei saa, et neid on juba nii palju olnud ja ikka ei saa hakkama. Et võtab ilmselt veel aega jah, et no vaatame, ootame. Mulle on nad nagu tõesti, nagu ma enne ütlesin, selle üldpildilt see blokkkaitse saavad väga palju kordusvõimalusi, aga rünnaku võimust jääb natukene puudu praegu. Plus vastuvõtt Võru vastu oli alla igasugust arvestust ka. See kipub ikkagi olema see, kus see vahe sisse tehakse, et kus see servi ja vastuvõtu vahe tavaliselt on piisavalt suur ja kui juba seal vastuvõttu ei ole, siis ega seal muud mängu väga raske, ma arvan, nende Audentese noortel seal füüsiliselt võimekate meeste vastu seal maistada. Nii, aga homme on siis suured mängud, karikafinaali, poolfinaali kordusmängud ja Martin, kes siis kohtuvad finaalis 21. detsembril Unibet Arenal suurel finaalide päeval? Pärnu ja Võru. Vaat niimoodi. Martti, mis sina pakud? Mulle tundub, et sellel aastal Martin on kuidagi väga Bigbank Tartu vastaseks muutunud, aga ma siis ütlen, et Bigbank Tartu ja Pärnu. Bigbank ja Pärnu, see on igav ju. See on see, ütleme, soosikute peale panustamine. Ei, ma ei ole Eestis kellegi vastu, seda ma võin teile kohe kõik öelda. Kui keegi arvab, et olen, siis tegelikult see nii ole, ma hoian südamest kõigile pöialt. Selline ingelt ära rääkimine. See on väga poliitiku jutt. Sa oled nagu, vaata see, kas sa oled kursis Instagramis selline toidu, vaata selline kriitik Foodis, et kes siis varem tegi selliseid märkusi, et pani punaseid silte ja roheliseid silte, mis on hea, siis kuna sai nii palju kes tagasi teed, et nüüd pa orantsele. Nüüd panen rohelisi. Kõik on hea. Nii, ennustused tehtud. Mis sina ütlesid? Ahaa, ma pidin ka ütlema. No panen siis Tartu ja Selver. No, kõik variandid on siis pakutud. Jah. No just. Välja arvatud siis Selver ja Võru. Võru, jah. Et nii on. Kahte comeback ei usu. Nii, ma arvan, et jätame Rae euromängu naiste rubriiki, et läheme siit praegu edasi, et ei hakka naiste teemasi seda tükeldama. Ja siis tõmbame praegu sellele osale saatest joone alla. Läheme edasi, rubriik Kuulbeti eripanus. Kuulbet esitleb. Kuulbeti eripanus tuleb nüüd siis... Läheb ilusti kokku. Läheb meie eelmise osaga ilusti kokku. Panin üles, leiate kõik üles Kuulbeti lehelt Eesti karikavõistlused ja eripanus on kas Selver TalTech ja Parrus Võru, mõlemad pääsevad finaali, koefitsient 25. Nii. Ja ma lähen kohe teen ära panuse. Ehk siis kas tuleb 2 comebacki? Tuleb. See oli siis ainukene asi, mille me ei pakkunud, et juhtuda. Jah, see oli ainuke asi. Seda pakkus Kuulbet, näed. Aga koefitsient 25. Jah, tegin kohe siukse mõnusa eripanuse. Saate sinna kenasti siuke 5-10 eurot peale panna. Mina ju panen lehele võrkpallivõnked eripanus. Enne ei olnud seda võrkpallivõnked ees. No, eks ma ikka ka proovin muuta atraktiivsemaks asja seal ka Kuulbeti kodulehel. Nii, ütleme, ma palju ei panen 4 eurot, et siis saab ilusti 100 tagasi, et siis pärast lähme minu kulul jooma, sööma. Lõunale. Lõunale, jah. Nii, tehtud. Eelmine kord, kuidas oli? Tuli mees tegi nüüd üks naeru grimassi, et siin vist eelmine kord kahjuks panuseid ei tulnud. Tehnilistel põhjustel vist jäi tegemata. Läheme sujuvalt edasi järgmise rubriigi juurde. Ja selleks on rubriik Piiri taga. Piirivalvur on meil Martti ja me oleme toonud selle rubriigi natuke meie sisukorras ettepoole, et seda tähtsustada ja anda Martile võimalus rahulikumalt anda ülevaade siis välismaal pallivatest eestlastest ja muudest arengutest. Martti. Muudest arengutest. Ma olen läinud seda teed, et kuna sellest
välismaal siis mängivatest eestlastest nüüd väga suurt pilti ei ole, siis võtame selle lühikese aja selleks, et võtta lühidalt kokku, mis toimub Eesti meesvõrkpalluritega välismaal. Meesvõrkpalluritega sellepärast, et naisvõrkpallurite asjadega ma pole nii võrdesti kursis, kuigi jah, Instagramis on Volley Estonia, mis väga hästi toob kõik siis... Ja see on tõesti hea, seal kõik need lingid, asjad ja tuletab meelde, millal mingi mäng on, et kes veel ei follow seda, siis ma soovitan ka seda teha. Jah, et kõik võrkpallihuvilised, minge jälgige, kindlasti väga asjakohane info. Aga tulles nüüd tagasi siis meeste võrkpalli juurde, ehk siis see, mis on minu jaoks südamelähedasem, et alustame Jaapanist. Jaapanist siis meie Tammemaa ja Tammearu koduklubi Hokkaido pidevalt iga nädalavahetus 2 mängu mängib. Võidurõõmu nüüd pole nüüd ammu maitsnud, kuigi nüüd jah, nädalavahetused mängisid 2-3-2 mängu, aga mõlemad siis ikkagi lõpus pidid vastase tugevus või paremast tunnistama, et tuleb tunnistada, et Eesti mehed on resultatiivsed, aga meeskond paraku väga palju võite saanud siiski ei ole, et 12 mängust on ainult 2 võitu. Ikkagi tuleb vist välja, et ikka sama auku nagu eelmine aasta, et pigem nad seal ikkagi viimase 2 hulgas ilmselt on. Üks oluline fakt, mille ma siis tahaks välja tuua, on see, et Karli Allik on ulmelises servihoos siis Itaalia A2-s, et iga mäng põrutab seal väga-väga mitu ässa. Et tal vist üle 20% servidest lõpuvad servi ässaga, mis on umbes siis äss-game'i kohta, mis on, see on, ma arvan, sellist näitet ei olegi kuskil. Palju ta selle juures vigu teeb? Ega ta neid väga palju neid vigu ei tee, nüüd nädalavahetusel lõi 6 ässa, tegi 8 viga, selles suhtes vigu oli rohkem, aga tal on ka mänge nõuksid, kus ta teeb veel rohkem ässasid kui vigu, et ma arvan, et selline üle 20% ässa protsent, ma arvan, ma 100% kindel ei ole, aga ma arvan, et see võib olla ka üldse Euroopa parim näite, et võib olla tõesti, see on paar meest on veel, kes sellist asja on teinud, aga see on tõesti uskumatu, et missuguses ässa vormis siis Karli Allik meil selle laual on. Meeskond ise on hetkel siis 4. positsioonil, kuigi seal jah, vahed on üsna väikesed, et nädalavahetusel võitsid 3-2 ühte teist siis meeskonda, et tegelikult neil läheb päris hästi, et nad siin on küll saanud paar kaotust, aga suures plaanis läheb sama rada, mis eelmine aasta, et ega nad selle Kuneoga ka ju põhiturniiri ei võitnud, aga siis kui play-offiks läks, siis panid kõigil ära, nii et Karli juba teab, kuidas neid asju teha, et ei ole mõtet siin praegu päris maksumuni välja panna, et tal on veel mõned asjad varuks. Et loomulikult Araabia riikidest me siis ei hakka siin rääkima. See kokkuvõtted võib seal Volley koduleht lugeda, kes siis palju punkte toob. Et suuremat huvi minul isiklikult selle vastu ei ole. Ja tooks siis Rumeenia on siis see koht, kus siis eestlasi väga palju mängib ja ma arvan päris palju huvi pakub inimestele. Et kui mina hooaja alguses siis tegin julge avalduse, et Salau 4 hulka saamine on suur üllatus, et just viidates sellele, et ega nad seal väga tihti sinna 4 hulka seni saanud ei ole, siis tuleb tunnistada, et sellel aastal on asjad natukene teismoodi, et Salau on siis hetkel liider, et kuigi jah, selle Bukaritmis Teua võib isegi mööda tõusta neilt, et samamoodi nagu meil siis Pärnuga on neil 2 mängu vähem, et võivad seal natuke rohkem punkte koguda ja ka Kalatil ja Krajoval on siis tegelikult just kui oma mängu võidavad, siis 1 punkti kaugusel, nii et tipp on väga tihe, aga meie mehed mängivad hästi, kuigi Hurt nüüd sai nüüd vigastada, et tõmbas kaela ära, siis oli paar päeva väljas, läks uuesti trenni, tõmbas uuesti kaela ära ja nii, et siis mingi kaelavõruga käib praegu ringi, et loodetavasti saab mees võimalikult kiiresti terveks ja tagasi platsile. Et kuigi jah, siin ilma Hurdata suudeti ka siis Krajovast 3-0 jagu saada, kes on hetkel teisel positsioonil, nii et Salau näitab head minekut ja Teppan on väga hea hooaega tegemas, et tal vist 1 või 2 mängu on kehvemini läinud, aga ülejäänud mängud on ta väga tubli olnud, nii et tuleb Teppanit kiita ja loodetavasti siis panevad samamoodi edasi. Aga oskad sa öelda, palju Albert Hurt mängida saanud on? Muidu ta on ikkagi põhiselt kogu aeg, et nüüd välja arvatud see eelmine mäng, kus ta siin vigastus oli, ma ei tea, kas ta alustas põhist või ei alustanud, aga minust ta eelmist mängu väga mänginud. Et nüüd tal oligi see väikese kaela vigastus, aga muidu ta on põhiselt, oli 2 nädalat järjest seal
isegi nädala parima koosseisus, nii et Albert mängib samamoodi väga hästi. Teine Rumeenia siis tippsats, kes meil praegu on siis Arkada Galati, kus siis Lõhmus ja Vanker mängivad. Vanker on põhikoosseisus, Lõhmus on nüüd viimased mängud olnud varus. Aga meeskond on leidnud hea rütmi, meeskond on võitmas, et viimati siis kaotasid liigi 6 aega tagasi, nii et nad on siin viimased 5 mängu võitnud ja tundub, et see hooaja alguse konarnikus on nüüd möödanik ja Galatis hakkab vaikselt seal Salaule järgi tõmbama, kuigi need siis omavahelises mängus kaotasid, aga ma arvan, et Galati on selline, kes ikkagi lõpuks, ma arvan, sinna tippu jõuab, et kas siis see päris esimeseks seda näitab aega, aga ma arvan, et Galati on kindlasti sellel aastal üks kindel tiitli president. Üks mees, kellel siis on suuremad probleemid, on siis Silver Maar oma koduklubiga, kes on hetkel siis täitsa lausa 8. positsioonil. Et nendel väga hästi ei lähe, viimased 3 mängu on kaotatud. Et Maar on ka seal niimoodi, vahepeal mängib, vahepeal ei mängi. Ma olen aru saanud, et see teine libero on selline sõnasepp, treeneriga saab väga hästi läbi. Kui ei mängi, läheb kohe ütleb treenerile, et kuule poiss, valed otsused. Järgmine mäng on rohkem platsil, nii et Silver peab seal jagelema nii mänguajaga kui sellega, et meeskond väga hästi ei mängi. Et ma olen ka kuulnud seda, et seal on ka mingi maksuvõlg, nii et palgad ei laeku. Nii et vaatame, kaua see Silver seal kestab, et vist on mingisugused kokkulepped juba tehtud, et kui seal jõuludeks üle ei kanta raha, siis lähme laiali. Või see oli rohkem naljaga öeldud, aga eks tavaliselt nad ikkagi lõpuks need asjad ära klativad, et võib-olla seal mingid sponsorrahad, mis tulevad klubile natuke saja pärast. Aga ütleme nii, et korralikus klubis Euroopas sellised asja ikkagi väga tihti juhtu. Jah, ega siin mingid rohkem vist väga veel tark midagi öelda, et Mark Saru koduklubi on tõusnud liidriks seal Portugalis. Aga selle kohta ma nüüd ei ole jõudnud vaadata, kas ta on nüüd viimased mängud mänginud või ei ole, et pigem ta on olnud seal varumees, et viimaste mängude kohta info puudub. Et mina tahtsin laiskuse tõttu. Mina tahtsin küsida sellise mängumehe kohta nagu Joosep Kurik, et Joosep Kurik on 26 punni viimane mäng, Genf võitis siis Kallenit 3-2, Tal on olnud häid ja halbu mängu, aga suures plaanis ta oli ka eelmine aasta ju tegelikult väga resultatiivne seal liigas. Nii et see nüüd ei tule üllatusena, et ta sellel aastal see punkte toob, et see on juba teist aastat järjest, et tegemist on potentsiaalika mehega. Minu hinnangul võiks ka see mees olla ka koondises, justkui selline potentsiaaliga mees. Praegusel hetkel on siis nende koduklubi 3. kohal. Et on siis Šveitsi tippliiga või tippmeeskonnaga tegu ja Joosep mängib tähtsat rolli, nii et ma arvan, et tal on kõik hästi. Nii, kas sellega tõmbame rubriigile joon alla? Tõmbame esialgu joon alla. Tõmbame esialgu joon alla ja läheme edasi teise autori rubriigiga, mis meil siin on. Ja Martin Kukk teeb jälle sellise näo, nagu tema ei tea mitte midagi, aga rubriigiks siiski on Martin ja naised. Jaa, mis te kuulda tahate? Räägime ilmselt ikkagi Rae naiskonnast. No Raest kõigepealt alustame, et tegelikult kui meil see viimane saade oli, siis me olime ju kõik, Martit vist ei olnud, aga meie siin olime üsna ma ei ütleks pessimistlikud, aga ma ütleks ettevaatlikud ja arvasime, et ilma Julia Mõnnakmäeta läheb siis Praha võistkonna vastu väga raskeks. Ja taas kord Rae naiskond näitab suurepärast sisu, tulevad 0-2 välja ja viivad mängu 5. game'i. Kahju, et tõesti ei ole siin ülekannet, et Eestis mängija ja kuskilt seda ei näe. Minul oli lastepäev ka niimoodi, et abikaasa oli ära. Eks siis ise ei saanud koha peale ka kuidagi tulla. Nii et mängust endast ei oska rääkida, aga see, et tullakse sealt Praha vastu 0-2 välja, viiakse 5. game'i ja samamoodi kõik hakkab põhimõtteliselt nullist siin nüüd homme Prahas, et müts maha igal juhul. Rae on näidanud siin ka Eestikatel, et Viljandi vastu oldi siin 0-2 taga, saadi 2 esimest game'i väga
väga hullult tappa isegi võib vist öelda. Ja siis võideti lõpuks 3-2 siin nädalavahetusel ka saadi esimene game TalTechilt pähe ja siis ka tuldi uuesti välja, et sisu nad näitavad ja selle üle on ainult hea meel ja igal juhul ootavad nad kindlasti Julia Mõnnakmäed tagasi ka, aga Liis-Mari Vilem on ikkagi saanud oma asjadega, tundub täitsa kenasti hakkama. Ja seda kogemust oluliselt rohkem ilmselt, kui see planeeritud oli. Jaa, kindlasti jah, selles me ei kahtlegi. Aga mis meil veel Eesti meistrivõistlustest siis, või tahate sellest eurosarjast veel midagi rääkida, et homme kell 7 loodame, et siis näeme ka. Vaat see ongi nagu paradoks, et mäng toimub väljas, et siis on suur lootus näha. Jah, kahjuks need asjad nii on. Eestis on variant ainult kohale minna, mis on muidugi hea variant, aga ma olin ka välismaal ära ja samamoodi kahetsesin, et ei näinud, et... Ei no isegi oleks hea meelega seda mängu vaadanud ja tegelikult tekivadki küsimused, et see euromängu mängimine nii-öelda on suurepärane, loomulikult. Aga sa ju tahad, et sellega nakataks nii-öelda kogu Eestit, sellega, et naiste võrkpalli tuua rohkem pildile. Et ma arvan, et see raha on seda väärt, et panna kogu Eesti nii-öelda vaatama, vähemalt võrkpalliringkond, et panna nad vaatama seda naiste võrkpalli, mida me ju tahame, et oleks populaarsem. Ja see juba aitab võib-olla tõmmata rohkem rahvast saaliga koduliiga mängudeks, kui sellist ilusat mängu seal välismaa võistkondade vastu pakutakse. Aga sa ütlesid enne saate algust, et neil isegi mingid fännid läksid kaasa nüüd. Ma nägin mingit pilti minu arust Instagramis jah, et seal vist olid äkki fännid ka või? Ma kohe vaatan igaks juhuks üle. Et jah. Ma vahepeal kiiresti tagasi selle enda rubriigi juurde, kus mul täitsa nüüd läks meelest ära meie Prantsusmaal mängivad mehed, et Robert Wieber sai siis väga olulise võidu nädalavahetusel, et nad võitsid, kohe ma ütlen, kas see oli mitte Poitier, keda nad võitsid. Jah, võitsid 3-1 ja tõusid uuesti siis 7. kohale, et vahepeal kukkusid play-offi viivast 8. kohast välja, aga nüüd on nad nii-öelda seal play-offi kohast tagasi. Ja loomulikult Viiber põhikoosseisus mängis olulist rolli. Chamonti eest mängib Alex Saaremaa, siis pidi 2-3 kaotust tunnistama. Seekord Turkualt, kes on siis tabeli eesotsas olev meeskond, et pigem vist arvestades seda hooaega võib öelda, et see 3-2 kaotus oli nende jaoks korralik tulemus. Aga Chamont on endiselt viimane ja Alex Saaremaa ei mänginud siis seepärast, et eelmine mäng Alex Saaremaal natukene ebaõnnestus, tuli vast meeskonnaga liitunud mängumees Medrick Henry tuli platsile, tegi väga hea mängu, pani mingi 5 plokki ja alustas ka tänast või seda eelmist mängu ja tegi samuti hea mängu, nii et vaadates siis seda kulgu, siis tõenäoliselt Alex Saaremaal on nüüd natukene vaja pingi peal olla, et nii kaua, kui siis mingi mäng ebaõnnestub. Nii, lähme naiste juurde tagasi. Ja seal paar üksikut vist olid mitte võistkonna liikmed, et päris fänklubi vist ikkagi kaasa ei läinud, et vaatasin kiiruga enne võib-olla valesti. Meie naiste meistriliigas toimus ka väga pull asi Viljandi Metalli ja siis Võru Parruse naiskonna vahel, kus siis Viljandi oli taga siis 3-9 ja 4-12. Seal oli äkki veel mingi 7-14 või mingi sellist ka või? 8-14. 8-14, jah. Ja sellisest seisust 5. game'is siis tulid välja, et päris ulme, et ma ei ole isegi kuulnud, et kunagi selline asi kuskil oleks toimunud. Siin mõni hooaeg tagasi tulid Audentese tüdrukud mingi Läti klubi vastu kas 16-24 välja või mingi sellist. Aha. Ja muidugi meil kõigil on ju meeles Pärnu Rabahallis Andrus Raadiku serviseeria kunagi ka. On meeles, aga see oli 20-24 vist. Ei, rohkem oli minu teada. No võib-olla oli, minul on selline seis meeles. Ja muidugi siis Eesti-Poola 2008 oli 7-12, kui ma nüüd ei eksi. Jah, 7-12 oli. Marti, mis sul kõige suurem selline comeback on, kus te olete välja tulnud oma meeskonnaga?
Noh, sellel aastal me tuleme kogu aeg kaotusest välja, et me ikkagi anname kogu aeg vastasele edu sisse ja siis hakkame tagasi mängima, aga praegu nüüd juba august ei tulegi niisugust väga ulmelist tagasitulekut meelde. Et ma just pean silmas sellist, et kus vastasel on juba 24 ja endal on seda oluliselt vähem. Et selliseid game'i keskel tehtud tagasitulekuid neid ikka juhtub, et samamoodi sellel aastal oli Leedukate vastu me mingi 10-17 taga ja võitsime, et selle oli ka vist 21-24, aga see on pigem tavapärane, et see ei ole midagi niisugust, millest nüüd hullult peaks mingi piki artikli kirjutama, et praegu jään vastuse võlgu, et võib-olla neid on olnud, aga kohe meelde ei tule. Ma räägin ühe laheda loo, see ei ole tippvõrkpalliga seotud, aga üks suvi Tamula Onakesel, siuke vahva turniir. Olen kuulnud. Game mängitakse 21 punktini äksurmaga. Oleme 11-20 taga lähen servima, võidame game'i 21-20. Tõesti sündid lugu. Kas asi oli heas servis või vastases? Nii üht kui teist. Ma sain sealt eesliinist blokist tulema, siis said paremad mehed blokki. Aga tuleme tagasi veel naiste võrkpalli juurde, et teie siin mõlemad olete suured võrkpalli eksperdid, et mina Juhmi saatejuhina küsin, et mis nagu toimub, et ma võtsin lahti Eesti naiste meistriliiga tabeli ja meil oktoobris hakkas hooaeg pihta, nüüd ma vaatan, et Viimsil on mängitud 2 mängu, Võru Parrusel 3 mängu, siis osadel on 4, 5, 6, aga 3 mängu siin, mis see oktoober, november, 2 kuu peale siis või? 2 mängu on Viimsil. No Viimsil on 2 mängu jah, et ma ei tea, et kas see nagu ongi... Need vist detsembris tuleb neil järjest, detsember, jaanuar peaks tulema neil suht hullu maja, jah. Plus nad siin mängivad karikal ka Audentesega. Ma eeldan, et nad saavad finaali. Aga kas see on kuidagi siis meelega tehtud, et neil olid siin mingid tudengite suvepäevad ja muud asjad ees, et ei jaksanud mängida? Ei kujuta ette, mina kalendreid ei koosta, et... Kuidagi nagu õre on. Ja mulle tundus ka see naljakas, et... Aga samamoodi on õre näiteks Selver Talteki see graafik, et nad mängisid 23 november meiega ja neil on mängida Balti liigas 17 detsember Audentesega ja kogu lugu. Et sul on 2 mängu põhimõtteliselt, ma ei tea, 1,5 kuu jooksul. Et ma ei tea, kas nad siis jaanuarikuus hakkavad mingi ulmelist mängima või nad vahepeal mängisid. Et sellepärast, et meil on ikkagi kõvasti mängima, et meil on veel 2 mängida. Et mängime siis selle aasta lõpuks 11 ja Selver jääb 9 peale, okei, 2 vähem. Aga ikkagi on arvestada seda, et me mängime Eurosarja ka, mängisime veel Balti superkarikat paar mängu, siis meil on see ikkagi mängude hulk ikkagi nii oluliselt suurem kui Selver. Ikkagi võiks olla põhiturniir 3 mängu. Kõik võistkonnad oma vahel. Jah, arvestades seda, et meil on ikkagi Audentes ja EKP-s sellised natukene enam nõrgemad, kus saavad natukene rohkem roteeruda, siis ma arvan, et oleks 3 ringi võib-olla mõistlikum. 21. detsembril on siis suur karikafinaalide päev, et... Ja, Unibet Arenal piletitaskust peaks saama pileteid või on piletikeskus, kohe ütlen teile. Et siis naistest on ühes poolfinaalis siis Rae ja Taltek Nordaid, esimese mängu siis Rae võitis 3-0. Teine mäng on pidamata ja siis teise finalisti siis selgitavad Audentes ja Viimsi Tallinna Ülikool. Ja ma eeldan, et sealt siis finaal tuleb Rae ja Viimsi. Tundub loogiline, jah. Et nii, Martin, sinu konspektid naiste kohta lõpevad siin või on mingi joonemärkus? Pidime ju täna tegema lühema saate ka siin kuulajate soovil. Kõik peame ohverdama. Kõik peame natukene ohverdama, et konspekte on palju, et pabereid on palju laua peal siin. Aga seekord jah, et ootame, kuni rohkem mängitakse, et see Eesti meistrivõistluste tabel, see ei näita praegu midagi, sest seal on kõigil nii palju erinevalt mängitud, et... Kuskil teie silma, et Tartu on liider? Tartu võib liider olla, aga Tartu on ju kaotanud, et ainsana kaotuset on ju Rae. Ei ole, Rae on ikkagi liider 13 punktiga, 5-5. Läks uuesti mööda vist. Ja Tartul on 10 punkti ja 4 mängu mängitud, et... Ühe mängu vähem, võidavad on liidrid. Jah, võidavad, siis on... Punkte on sama palju, aga peaks olema vist liidrid siis, jah. Ei jätta mainimata siis Bigbank Tartut, et kuna ikkagi
minu meeskond või naiskond. Sa saad iga selle mainimise pealt mingi kopika või? Mul on Rikandiga kokku lepitud. Äkki võtamegi siis ühe, kui me siin kopikatest rääkisime selle Maarjo Liiva küsimuse ära, mis täna tuli. Võime võtta küll, ma ei ole jõudnud seda lugeda, et sa saad selle lugeda ette. Ja saan ikka lugeda selle ette. Et see Maarjo jättis viimase ääre peale. Jättis ikka väga viimase ääre peale. Kell 7 veel ei olnud seda küsimust. Kell 10:18 saatis Maarjo. Maarjo, kurat. Katsume varem. Tal on info, millal see podcast algab. Tundub nii. Hei, eelmises saates rääkis Parruse peatreener Oliver Lüütsepp võistkonna rahalistest numbritest ja põgusalt puudutas piletimüügi mõju võistkonnale. Haarasin sealt kinni ja huvi pärast kiikasin võrkpalliklubide majandusaasta aruannetesse, et mõista, mis võistkondades toimub. Lühidalt öeldes palju teada ei saa ja kõige enam kiidaks Pärnu võrkpalliklubi ja järgmisena Parruse võrkpalliklubi. Pärnu puhul on väga ilusti välja toodud tegevusaruandes hooajalised kulud võistkonnale ja lisaks nende majandusaasta aruanne kestabki hooaja ehk juulist juunini, imeline. Teised kasutavad klassikalist perioodi ehk jaanuarist detsembrini ja seetõttu on keeruline sealt midagi kaasa võtta. Sooviks saatejuhtide käest kuulda kogemusi töötades võrkpalliklubis Martti Juhkamilt kui ka Kuulbeti puhul sponsoriks olemisest Martin Kukelt. Sinna me jõuame. Kui palju Martti keskendud finantsnäitajatele võistkonna liikmena ning klubi valimisel ning kui palju võistkond on kursis eelarve ja muu sellisega. Lisaküsimus Martile, milline klubi on kõige avatuma suhtlemisega olnud? Et kui palju, ja siis vist see on vist mulle, siis palju Kuulbeti puhul vaadatakse finantsseisu ja kuidas on ootus raha kasutamisega, milliseid piire seatakse ning milline on aruandluskohustus? Küsimus on muidugi super. Ma võin kohe enda poolt lühidalt ära vastata, et mina olen ju lihtlabane mängija. Mind numbritesse, mina ei tea nendest midagi. Oota, mingites juttudes sa jätad mulje, et kõik otsused arutatakse sinuga läbi, kõik, et sa oled ikkagi põhimõtteliselt nagu juhatuse aseesimees seal. Ja nüüd oled mina ei ole kordagi sellist asja väitnud. Au liige. Ridade vahet loeme. Ma ei ole lihtsalt öelnud, et see nii ei ole. Ma ei ole ise kordagi öelnud, midagi niukast toimub. Sellel aastal ma pigem ikkagi, ma pean ütlema, et ma olen sellel aastal ikkagi pigem rohkem ainult mängi olnud, et ma ikkagi väga vähe olen kokku puutunud mingite muude asjadega. No aga sa seda, ütleme, sotsiaalmeedia poolt ju teed? No aitan jah, nii palju kui... Ja ütleme, kui Rikand hakkab mingid, ütleme, rumalusi tegema, mis sa hoiad ka teda tagasi? Käest on kinni või sabast. Käega kinni. Et ühesõnaga Maarjo kahjuks sa ei saa meilt kummagilt väga head vastust, sest et mina olen ka liitlabane töötaja Kuulbetis. Oota, stopp, sina mulle ka räägid, sa oled mingi osakonna juht ja suur boss. Ja... Spordiosakonna, ma ei ole turundusosakonnas. No see oma toast väljas üldse ei käi või? Käin ikka, ma käin saatele raha küsimas. Aga tegelikult jah, et mis mina oskan öelda on ainult see, et mina aitan siis üldiselt klubid kõik pöörduvad mu poole, et kas Kuulbeti on võimalik jutule saada. Tulla siis mis mina teha saan, on siis turundusjuhiga rääkida nii palju ära, et jutule saab ja kes sealt raha saab, see on siis juba iga klubi enda teha, et seal otsusel ka mina kaasa ei räägi mitte kunagi. Huvitaval kombel jah, et Pärnu sponsor Kuulbeti ei ole, aga Tartu sponsor millegi pärast on. No näed, et ju siis Rikand vajutas õigeid nuppe. Tundub, et Rikandil on õiged nupud. Oota, aga Marti, sinult ju küsiti, et kui palju mängijad on siis kursis eelarvega, et kas ma siis vastusest loen välja, et igaüks teab enam-vähem seda, palju talle siis kontole võiks laekuda. Aga eelarve ei ole ju mingi salastatud info, eelarve on ikkagi selles suhtes, et ju on ju... No ta on, ega ta avalik ka väga ei ole ju. Kus sa siin klubide eelarveid oled avalikult näinud peale võib-olla sinu oma kanali? Peale sinu kanali? Mina ju avalikustasin ju. No seda küll, aga ütleme, et see Martti Juhkami blogi, mis on kindlasti väga hea ja ma soovitan seda soojalt. Tellige kõik. Kas saab jõulu erihinda ka, Martti? Kas saab? No ma vahepeal tegigi neid nii palju, et huvi juba kadus. Nüüd ma pole teinud vist mingi, ma ei tea, 7-8 kuud kordagi mingit, nii et võib-olla peakski jõulueeleväikse tegema. No võt. Kui homme võidame, ma luban, et kui homme võidame. Aga ma tahtsin öelda, et ta ei ole ikkagi nüüd, ära nüüd solva, aga ta ei ole ikkagi päris selline peavoolumeedia. No, et ta on nagu ütleme väike nire siiski, et ta on nagu suhteliselt väike kanal. Aga võib-olla siis ajakirjanikud ei oska küsida. Ja me ju kõik teame, et kui Märt käis veel pressikonverentsidel, siis tahtis rahast alati rääkida. No siis küsiti. Tema sai alati teada vastused. Vanasti räägiti kogu aeg rahast, enam ei räägi keegi. Nii on.
nii, kas see... Et jah, Mariole kahjuks me väga häid vastuseid siit ei selle avatuse suhtes ma võin küll öelda, et Parrus on vist ainukene, kes ikkagi väga avalikult just seda kogukonna panust ja seda on nagu sotsiaalmeedias vähemalt jaganud, et ma ei ole näinud, et teised niimoodi oleksid seda teinud. Ja ta tegelikult siin lõpus ütleb ka, et kui leiate mahti arutleda, siis huvitav oleks mõtteid kuulda teemal, kuidas saaks olukorda parandada, sest praegu paistab mitmete MTÜ-del puudu kontrollorgan ja vältimaks Saaremaa olukorra kordumist või halvimal juhul rahaliste vahendite väärkasutamist. No ma ei tea, kas see Saaremaa olukorra kordumine üldse siia sobitub, et Saaremaa olukord oli ikkagi natukene niimoodi teistsugune, et seal oli põhimõtteliselt ju enamus rahast oli ühest kohast ja see on ju loogiline, et kui sealt enam raha ei tule, siis klubi ei saa toimida. Et teistel klubidel on see ikkagi üsna selline suurema nii-öelda kandepinnaga, see sponsorrahade laekumine. Jah, et Mariol on tegelikult tead küsimused, aga pahatihti nad kuidagi käivad isegi üle, nagu ma ütleks, meie peade, et Mario, proovi natuke lihtsamaid küsimusi esitada. Küsi nagu 10-aastaselt. Või siis saada kiri natuke varem, et saame eeltööd teha natuke. Saame eeltööd teha, küsida kelleltki targemalt. Aga ei, väga tore, et Mario meile kirjutab. Nii, aga siis ma läheks edasi, 7. teema meil, Rannavolle MM-i jutud. Nüüdseks ka juba natuke on aega mööda läinud, et liiv on maha pestud, ütleme jalgadelt ja kätelt mängijatel, aga väga kõva MM oli. Olete nõus? Ütleme ilusti head aega Martile ka, kell on ju sealmaal. Jaa, et Marti lahkub meie hulgast hetkel järgmus saates on jälle tagasi, ei tasu muretseda. Ja meie siis jätkame siis Rannavolle juttudega, et Martiniga me mõlemad ju usinalt vaatasime mänge. Vaatasime, mina küll vaatasin mänge seal ikkagi, kas nüüd ei saa öelda, et oma jagu, aga ikkagi hommikusi mänge, kui juba ärkanud olin ja tööasjad lahti tegin, siis ikka panin taustaks mängima küll. Mina vaatasin palju neid highlight'e, selline 10-minutiline klipp, ühest küljest sa said ilusti kätte, teises küljest jälle seal olidki siis ainult need õnnestumised ja palju jäi ka teadmata, aga siis medalimängud ja asjad vaatasin ilusti täispikalt ära. Ja kus me alustame siis, et Läti naised... Naabrid on kõvad. Tulid maailmameistriks, tegelikult see on väga kõva üllatus. On. Et seda me ei oodanud. Mina enne turniiri siis rääkisin ühe enda kolleegiga, siis tema ja ka mina olime nõus, et üks 2 paarist võidab kulla, üks oli siis see Tamela, Brasiilia paar, kes lõpuks jõudis poolfinaali küll, või siis oli Nuss, aga näed, ei kumbki. Poolfinaali jõudsid mõlemad, aga lätlased hoopis võtsid sealt, lätlannad siis võtsid kõige pikema õlekõrre. Jah, Tiina Graudina, Anastasia Samoilova. Ja mis siis ikka, et väga tore on ju siin kohal meenutada, et meie oma paar ju alistas nad suvel. Jah, Eva-Liisa Kuivaneln ja Liisa-Lotta Jürgenson tõesti võitsid neid Jurmale etapil. Et siis põhimõtteliselt on veel kõvemad kui maailmameistrid või? Mitte põhimõtteliselt ongi ju. Et numbrid räägivad enda eest. Jah, naljaks, aga eelkõige ma arvan, et see nendele endale on hea teadmine, et põhimõtteliselt kõik on võimalik, et heal päeval, kui maailma tipppaaril võib-olla ei ole kõige parem minek, et on võimalik neid võita, et siin mõnes pallimängus, tegelikult mis iganes pallimängus, kui sa võtad Eesti koondise, paned maailma tippu kõrvale, siis pigem seda varianti ei teki. Ja raske ikka, jah. Ei saalis, ei saalivõrkpallis, ei korvpallis, jalgpallis, et see on väga haruldane juhus. Nii, mis me sealt naiste poole pealt veel räägime? Mina tahaks rääkida sellisest naisest nagu Rebecca. Brasiilia legend. Brasiilia legend, jah. Et väga pull tüüp. Kui ma käisin siis 2022, kurat, me ei mäletagi. MM-il Itaalias Roomas, et siis ta jäi mulle silma. Ja nüüd on nagu tänapäeval on vaata hästi see delikaatne ja poliitiline tuleb olla ja niimoodi kõik need jutud. Aga ütleme siis niimoodi, et ta jäi silma oma kehatüübi poolest.
et alguses vaatad, kurat, et noh, oled ju harjunud nägema, et profisportlane kõik 100% trimmis, lihased väljas, ei mingit üle mitte midagi. No tema oli nagu selline, kuidas öelda, nagu tavaline naine rahva hulgast, et kes võib-olla mõnikord teeb natuke sporti ja siis burgereid ja väga delikaatselt lähened. Ehk siis mitte maailma kõige paremas füüsilises vormis. Jah, aga ma ütlen, et mulle see nagu väga meeldis, et ongi selline näide ja ta on, ma vaatan siin Wikipeedias on ka välja toodud 175 pikk ja kaal, siis 78 kilo juuse kaal on tal läinud üles alla, eks ju, sõltuvalt sellest, et aga tegelikult ta jumala ägedalt nagu mängib, ta on hästi tark mängija, väga tihti ma olen tähele pannud, et üldse ei servita nagu tema peale. Ta on nii osav lihtsalt, jah? Ja siis tema sai siis oma karjääri esimese medali, et pronksi sai siis. Ja võitsidki pronksi mängus seda samat Hamelat Victoriat 21-18 ja 22-20 pronksi mängus. Karoliina Solberg-Salgadoga. Et väga äge, et inimesed näevad, et ei pea olema ühesugune see inimene kehatüüp või mis iganes, et natuke muudab selliseid stereotüüpseid mõtlemist ka. Mitte, et see peaks nüüd eeskuju olema, aga lihtsalt, et sa ei pea arvama, et kui sa oled natuke teistsugune, natuke suurem või mida iganes, et siis see ala sulle ei sobi. Võib küll sobida. Et tarkusega saab ka mängida ja väga osavalt ta lükkas neid teisi palle sinna võrgu peale ja löödi ära ja nii. Rivo Vesiku tüdrukutest ka äkki siis räägime ära, et nende tee siis lõppes ka seal play-offi esimeses ringis peaks olema nii või. Ja hispaanlaste Alvarez ja Moreno vastu 2-1 ka oli seal mängu küll, seda vaatasin täitsa, isegi esimese game'i võitsid ja siis natukene ikkagi, ma ei tea, kas ma ütlen õigesti, ikkagi pigem kauem koos mänginud ja hetkel natukene tugevam paar Alvarez, Mendoza ja Moreno. Selle mängu 2-1 võitsid ja seal lõppes siis Niederhauseri ja Kerneni teekond, et ei olnud siis Rivo põhipaari seekord mängimas, vaid olid noored Šveitsi tüdrukud. Et siis ootused ilmselt ei olnud seekord ka sellised suured, et ma usun, et nad tegid enda ikkagi ära suht. Et me ei saa siin rääkida mingist suurest läbikukkumisest. Ei. Meeste turniir, kust me alustame? Sellest, et Haaman Elvig oleks peaaegu jäänud välja alagrupist või? Jah, et nad oleks peaaegu jäänud välja. No jah, tegelikult kolmandana said siis grupist edasi ja tegelikult vaata kõik kolmandad said ju, 4 tükki said neist otse sinna play-offi ja siis ülejäänud pidid mängima lucky loser'i vooru, et tänu mitte isegi võidet game'idele, vaid punktidele nad said siis sinna nagu otse edasi. Et alagrupis tõesti olid ebakindlad, üllatavalt siis kaotasid siis 2 mängu. Jaa, brasiillastele vist oli. Ja tundus, et ei ole neil nagu seda oma mängu leitud. Ja hakkas tulema ja play-offis ja hoopis teine nägu ja maailmameistrid kaitsesid siis tiitlid, kui ma nüüd ei eksi, jah? Ja mis on nagu eriti pullvärk siis, et finaalis mängiti teiste rootslaste vastu Holting Nilsson ja Andersson, et noored rootslased, kes on ka siin aastaga teinud hirmsa tähelennu, et alles mängisid Futuresid, et siin Rakveres mängisid ka ju. Just, ja võitsid seal ning nüüd tulevad siin juba aasta ja mõni kuud hiljem maailmameistrivõistluste lõbedale, et saab küll. Jaa, et väga kihvt Rootsi see võidupidu oli. Kelle poolt sa finaalis olid? Tead, ei olnudki suurt vahet, ma arvan, et mõlemad paarid ikkagi üsna sümpaatsed on minu jaoks ka, aga natukene võib-olla hoidsin noortematele rohkem pealt. Mina jälle olin natuke vanemate poolt, et võib-olla mängustiililt, et nad ikkagi on natuke omanäolisemad, et see teine paar siis Andersson ja Holting Nilsson Nad kasutavad ka ikkagi neid jumpsette ja asju päris palju, aga mitte nad nii palju, jah.
ja seal on, ütleme, see Nilsson on eelkõige see, keda vaadata, et natuke pikem poiss, 2, kui palju? Ma ei oska sulle kohe peast seda öelda. Igal juhul jah, et neil on selgelt pikem mängija olemas ja jubedalt seal play-offides ikkagi pani seda teist puudet väga kindlalt õia. Et väga huvitav, see oli finaal, ma natuke eeldasin, et see on ikkagi see, et on noor paar ja siis on selline vanem kogenum paar ja sellel noorel paaril läheb aega, et samamoodi, kui ajaloos tagasi minna, nagu siis vendadel Kaisidel läks aega, et kreen keel ära murda. Et kuidagi kogemustega ja et vanemal on see eelis mõnda aega ikka. Aga oli ikkagi mõlemad game'id põhimõtteliselt ainult side out'iga kaotati 25, 23, 21, 19, et 2 punkti vahed ainult, et jah. Nii, ja kellest siis veel rääkida on siis muidugi üks minu lemmikpaar. Molsoorum, just nimelt. Ongi kõik need paremad paarid ongi lemmikud. Aga õige, tuleb valida neid, kes võidavad. Ja nemad siis kaotasid, mis nad siis kaotasid 8. finaalis? Ehlers Viklerile vist, jah? 1-2 kaotasid. Ja Ehlers Vikler ka kuskile lõpuks ei jõudnud, kaotasid järgmises ringid võitsid, kaotasid poolfinaalis, jah, vabandust, ajasin sassi. Aga peame vist jõudma nüüd ikkagi teise eestlase juurde. Teise eestlase, Märt Pajusalu ja tema hoolealused siis Katari esindajad Sherif Ahmed, Senegali siis päritolu. Päritolu, okei. Päritolu. Ja, aga mängivad Katari eest. Jah, mängivad Katari eest. Ja nende see teekond oli selles suhtes huvitav, et nad ju võitsid 200 Elite 16 MK-etappi NMM-i. Alagrupis panid väga võimsalt play-offi esimene raund. Ühesõnaga, nad kuni siis selle raundini, kus nad välja langesid, mis oli siis 1/8 finaal, jah. Jah, samamoodi 1/8 finaal. Neil oli 9 game'i, mitte ühtegi game'i ei olnud, 8 game'i ja seal ka esimese game'i võitsid, mitte ühtegi game'i ei olnud nagu kaotunud. Ja võitsid siis prantslasi Rotard ja Gautier võitsid siis esimeses game'is ka suhteliselt kindlalt, kas oli 21-15 või midagi sellist. Ja siis teine game algab. Ma ei tea, kas sa vaatasid seda mängu? Ma ei näinud seda mängu kahjuks, jah. Ja Sherif siis viigiseisul paneb selle Rotardi plokki. Rotard nagu vaatab see otsa talle pikalt, eks. Ta ei tee mitte mingit nägu ega ei jubelda, aga lihtsalt vaatab otsa, eks. Ja siis teine see Sherif läheb nüüd täiega rammima, eks, paneb uuesti sinna plokki. Siis kolmas uuesti tema peale, siis ta vahetab suunda, paneb siin, tahab pikki piiril lööb auti, eks. No ühesõnaga, et natuke nagu murti ära, siis löödid veel tema peale äss ka, eks. 4-4 pealt jäid siis 4-9 taha, jah, see on. Jah, 4-9 jäid taha ja niimoodi. Aga nad tulid mängu tagasi selles suhtes kolmandas ja nad ju juhtisid kolmandat, juhtisid 13-0. 13-0? 13-10. 13-10 ikka, jah. Ja see hommikune konjak on halb mõte. 13-10 ja siis omakorda siis 2 plokki pani see Rotard Ahmedile. Ja oli seal mitu matšpalli lüüa ja nii edasi. 8 matšpalli oli Katari meestel. Just vaatasin. Ja me küsisime ka väikese kommentaari siis Märdilt, kes on siis, mis ta on see võistkonna nagu teine treener või kuidas teda nimetada? Ma eeldan küll, jah, teine treener. Ja ta seletas siin päris huvitavalt ja detailselt lahti. Loen, et Sherifil ja Dijanil, see on siis selle Ahmedi nagu teine nimi, on DNA-sse sisse kirjutatud, et kui on keerulised stressirohked olukorrad, siis nad suudavad seda lahendada oma võimuga. Võib paralleeli tuua tennise maailmast, kus mõne mängija moto on, et when in trouble, hit harder, et kui läheb raskeks, löö lihtsalt kõvemini. Kolmas game iseloomustab seda hästi, 23 rünnakut, millest 22 olid ikka nii kõvasti, kui õlast tuleb. Paratamatult üks hetk Rotari-sugune vend hakkab sind kätte saama. Meil on tegelikult oma kindel plaan, kuidas sellistes olukordades toimetada. Tuuril suutsime seda järgida, aga MM-il peaväljakul elu ja surma peale mängides lihtsalt ei suutnud selle kõigega lõpuks toime tulla. Eks meil oli ka mingi 4 kaitsepalli, kolmandas, mis oleks mängule joone alla tõmmanud, üks isegi tühja võrgu pealt
jah, et väga valus kaotus. Aga kokkuvõttes ütleb, et palju positiivset sellest hooajast ja tuur näitas, et on õigel teel. Et tuleb lihtsalt õppetunnid läbi teha. Et jah, et väga selline jõu peale üles ehitatud paar, et kui need rootslased, eks ju, trikitavad ja nipitavad ja teevad seda teist puudet kogu aeg, et siis see on jah, hoopis teistsugune paar, hästi atleetlikud tüübid, ka väga sümpaatsed tüübid, olid juba enne, kui Märt sinna läks ja nüüd on muidugi veel enam. Veel sümpaatsemad, just jah. Aga jah, et siis seekord siis ma ei tea, kas siis põlesid läbi või neid prantslasi nad ikka oleks pidanud võitma? No ma eeldan küll, et nad ise ikkagi arvasid ka, et see on mäng, mida nad peaksid võitma. Jaa. Aga nüüd, mis meil võtame siis Rannavalla kokku? Rannavalla on vägev, vaadake seda ka. Jah, ja mina ka ütlen, et need mängud olid ikka, ma sain ikka nagu tõesti väga-väga kõvad elamused sealt, et vaatad ja just sel tasemel, kuidas nad neid asju teevad ja kui, see on ikka ülilahe. Nii, aga nüüd võtame siis ette siin rubriik lühiuudised kiirtuli ja tulistame kiiresti läbi. Hiljuti avati Eestis siis koguni 3 rannahalli. Beach 44, Hetk rannahall ja Võrus siis Granul Invest rannahall. Et mis me siis ütleme, et vau, et nagu see... Rannahallide buum on. Rannahalli buum. Meie käisime, ühe avamisel käisime meie Märt sinuga. Tõesti, see oli väga ilus, väga soe kõik. Me võime mainida ka millise. Jaa, Beach 44 kutsus meid kenasti ilusti avamisele. Läksime Märdiga. ja tegelikult, mis mulle nagu meelde jäi sellest, et okei, et ta oli selline uus ja ilus, aga mulle jäi meelde need väikesed detailid, mis seal oli seal nagu läbimõeldud, mis tegi selle koha võib-olla veel ägedamaks, et küll seal oli kapiuste peal oli mingid sellised isikulised kapid siis nii-öelda olid. Jah, et mingid kas SARS või midagi sellist, et oli ära tuntavalt need samad persoonid, kes seal ilmselt siis on selle projekti juures tähtsad olnud või midagi sellist, eks ju, kellel on need oma kapid seal. Ilusti siis oli laemaal oli, seal pidulikult avati, et väga, väga kihvt hall oli ja see üritus... Liiv oli ka väga, väga meeldiv, isegi öistel tundidel testisime meiegi ära. Me näitasime, kuidas tegelikult käib see mäng ja olgem ausad, et väga hästi mängisime. Ja, lähme edasi. Nii, Beach 44 kiitsime, Hetk rannahall on siis Maardus. Tiisar-Korotkovi oma, jah. Sinna ei ole jõudnud. Sinna ei ole jõudnud, kutset ka ei tulnud. Ei tulnud. Aga tundub, et selles suhtes, et nad on piisavalt kaugel üksteisest, et need rannahallid mõtlen, et ei hakka liiga palju nagu konkureerima. Jah. Et see, kes seal kuskil Maardu kandis on, ta ei hakkaks sinna Luigele sõitma, eks ju. Ja Võru ka, et Võru inimesed, teil on võimalik broneerida endale aegasid, vaatasin Facebookist nende kodulehte, et on ka kenasti liiv, postid ja kõik asjad, kõik jutud, et ei ole teil ka midagi, ütleme, kehvemat, et väga vägev. Ja siis läheme Rannavallega edasi, et lühiuudis Tiisar-Korotkovi kohta, et London Kings of the Courtil tulid 4. Et see Kings of the Court on alati, mina ei oska seda hästi... Mina ei oska ka hinnata seda. Aga mul on siin kirjas, et Kukk hindab saavutust. Sul ei ole või? No tubli 4. koht on ikka ju tubli. Aga ma ei ole... Ja ma saan aru, see on show, kõik värgid, kui ma olen kuskil koha peal ja seda tehakse, ma vaatan, aga eraldi nende King of the Courtide turniire ma kuskilt netist avama ei hakka, et vaadata. Ma ütlen täitsa ausalt ära. Vaat seal ei saa nagu, ma ei saa aru, et mis on see kõige tähtsam või... Kas on show tähtis või on tulemus tähtis, ei tea. Ma isegi mõtlen nagu, et tavalises võrkpallis sa saad aru, et on see Elite 16, see on kõige kõvem, eks ju, et kuidagi, et mis kategooria see on või mis on kõige tähtsam turniir, mida tuleks vaadata, et nagu natuke, ütleme, võib-olla enda tegemata töö ka, et ei ole nii kursis nende asjadega. Nii, ja siis ühe lühiuudisena oleme välja toonud siis härra Raimond Vilde, Raimonson, eks see? Raimonds, jah. Vilde siis intervjuu, mille ta andis Õhtulehele Andres Vaherile ja tunnistas ikka, et see oli viga,
et Rainer Vassiljeviga Läti võrkpalliliit ei jätkanud lepingut, et otsib nüüd uut peatreenerit. Ei tea, kas Vilde ise ei lähe või? Ja seal oli kirjas, et ei, tema see aeg on läbi ja Ugis Krastins on siis nagu see ainuke reaalne kandidaat. Iseenesest tundub mõistlik variant, aga tõesti, et see pidev nagu vahetamine, et iga aasta vahetavad nad minu arust. Peaaegu jah, et nad on siin vahetanud ikka kõvasti, et nad võiksid natuke nüüd järele mõelda, et EM-ile kõigepealt viis, eks ju, Aavo Keel, siis tegi EM-i, lepingut ei pikendatud. Nüüd EM-ile viis, eks ju, Rainer, ja siis oli vahepeal mingi poolakas ja temaga nad ei saanud EM-ile, eks ju, oli vist poolakas. No kindlasti, mingi Poola mees. Mingi oluline Poola mees. No, ilmselt oli päris viisaka CV-ga ja võib-olla eestlastest ka tuntum mees, aga no EM-il ei saanud, et see on fakt. Ja nüüd Vassiljev, eks ju, rahulikult mängis siin üle Kosovo ja mängiti üle ka Slovakkia mängiti ka ühes mängus, eks ju. No see on juba väga. Et ei olnud ainult see Kosovo võidud ei viinud, mis oleks tõesti olnud nagu, et umbes hea loost tuli. Ja nüüd jälle on vaja hakata soperdama siin, et selles suhtes ma olen Vildega nõus, et poolel teel nagu obuseid vahetada, et miks on vaja enne finaali nagu sedasi teha, et jah. Tundub, et kõik on nõus. Ära Vilde, kõik on õige, see oli viga. Siis markeerime ära, et Eesti neiud said EVSal pronksi ja noormehed siis 4. koha. Et ma ei tea, kas me oskame siia mingit hinnangut ka anda, pigem vist mitte. Poisid siis kaotasid pronksimängus Lätile 0-3, selle kohta me anname hinnangu. Selle kohta ja lätlastel ei tohi 0-3 kaotada. Ei tohi, poisid, võtke kokku. Muidugi see poiste koosseis oli ka ikka äge, et võtad selle lahti, siis hakkad vaatama, et mis sa sealt tead või niimoodi, et ikka hakkas neid nimesi nagu silma, et oli seal küll oli Meresaar ja need nagu need Soome ja Soome ja niimoodi hakkavad need uuesti korduma need nimed. Ja tüdrukud siis võitsid Aserbaidžaani, kui ma ei eksi, pronksimängus. Mainime ära ka, et selgusid Eesti tšempionid iste võrkpallis. Kuhu muideks kutsuti ka meid ju. Ja kuhu me isegi enne seda kutset juba me lubasime minna. Kurat, aga miks me siis ei läinud? Sina olid reisil. Olin reisil või? See oli 29. Ma olin tagasi. See olid tagasi, aga minul oli igal juhul kontoripäev ja õhtul oli telemäng ja mina ei saanud küll minna. Mul oli tõstmine. Sul olid võistlused, Tallinna lahtised meistrivõistlused. Just. Et midagi ei ole teha. Et teine kord, Laura, et räägi meiega läbi, millal see turniir korraldada. Aga mainime ära ka, kes on siis Eesti parimad iste võrkpallurid meestest, siis tiim Side Out, Meelis Tamm, Karmo Stamm ja Karl Stamm, vanad stammid, kui nii võib öelda, sest ma saan aru, et nad on ka varem võitnud. Naistest siis Greenland, Laura Rogenbaum, ise korraldan, ise võidan. Ingrid Kiisk ja Annika Loomus. Ingrid Kiiskiga mul õnnestus ka see aasta võistelda diskijooksus. Kuna mina katkestasin, siis ma kaotasin. Seda küll. Vaat, kus Ingrid ikka jõuab, nüüd ta on juba seal. Ja siis segavõistkonnad on siis Strongero, Laura Rogenbaum, Ingrid Kiisk, Annika Loomus, Rait Metsaste, Peeter Rõbakov, Kaarel Lumik, Stig Rogenbaum. Igal juhul meie õnnitlused teile ja ma kujutan ette, et see oli äge päev ja me ikkagi teinekord tahaksime sinna tulla, jaa. Peame ennast kokku võtma, et raputame endale pähe tuhka ja mida veel vaja. Nii, ja siia plokki lõpetuseks ka üks väga oluline personalipoliitika uudis. Toomas Varal on nimelt uus amet ja tükk aega siis Võrkpalliliidu pressitegevust ja siis turundustegevust seal manageerinud Toomas Vara, siis nüüd temast sai nüüd Kuku Raadio arendusjuht. Et ta juba tükk aega töötas siis selles kontsernis erinevate projektide peal, nüüd ta on Kuku Raadio arendusjuht, et ei tea, kas tulevad Kuku Raadiosse need vanakooli võrkpalliülekanded näiteks tagasi siis või? Et ainult heliga. Kuule, aga kas meie ei võiks saada Kuku Raadios, võrkpallivõnked Kuku Raadios, miks mitte? Kuule, pärast mängu teeme kõne ära, et lõpuks seal võiks mingi kvaliteetset sisu ka olla. Aga loodetavasti siis võrkpalluritele mingid uksed see avab, et ega Toomas ju võrkpalli jälgib edasi. Käib vaatamas ikkagi TalTechi spordihoones, olen nii mõnelgi korral teda näinud istumas tribüünil.
nii. Ja vaatan siin kiirelt kella ka, oleme päris heas tempos, päris hästi on läinud, lubadustest saame võib-olla isegi kinni peetud. Võtame siin ühe arutlusteema ja algas aasta võrkpalluri valimine, mis on siis iga aasta ja tegelikult seal ma natuke uurisin tausta, on üks uuendus, et kui siiamaani see koosnes siis nagu ütleme siis žürii või need punktid tulid kokku siis rahvahääletus, ajakirjanike hääletus ja treenerite hinnangud, siis nüüd on loobutud ajakirjanike hääletusest. Ma just tahtsin küsida, et kas sulle on tulnud see hääletuses? Ei ole. Ma sain seda tükk aega ka pärast seda, kui ma ajakirjanik otseselt pole enam olnud. Ja seal ilmselt oligi põhjus, et ajakirjanikud üsna vähe vastasid sellele, nad kurtsid, et nad ei ole kursis ja nad ei tea ja siis leiti, et sellisel kujul nagu ka ei ole mõtet, et ma arvan, et see on ka tegelikult mõistlik, et nii, aga mis me siis räägime, et kas viimasel ajal... Kas on intriigi mingis kategoorias? Punume mingi intriigi. No meestes võime punuda ainult, et ilmselt kas Robert Täht või Märt Tammearu. Ma usun, et nende kahe vahel see jagamisse läheb. Jaa, Robert Täht ja Märt Tammearu, ma ütlen sulle kohe viimased aastad ka, aga mis ta siis mehed lähevad naisteks üle? Väga huvitav, Wikipeedias on tõesti kumma... jah, kõik õige. Nii, 3 viimast aastat Märt Tammearu on siis osutunud laureaadiks. Enne siis teda 2021 Oliver Venno, kes muide seekord ei ole isegi mitte kandidaatide hulgas. Ja enne seda siis meie saatejuht, ei Martin Kukk ega Märt Roosna, vaid Martti Juhkami. Ja enne neid siis 3-4 aastat järjest Robert Täht. No ma ütlen enda arvamuse siis võib-olla esimesena. Ja. Ma usun, et see läheb Robert Tähele. Et kui me võib-olla seda klubi hooaega oleks seal, Robi natukene vist oli ikkagi seal Poolas ka lõpuks paremas seisus kui Märt, aga Märt tegi lõpus küll väga häid mänge ka, aga koondise hooaeg oli ju Robi ikkagi erakordselt hea, et kogu mäng käiski läbi tema põhimõtteliselt. Et minu valik oleks seal sellel hooajal Robert Täht. Jah, et sa võtsid sõnad suust, et siin raske midagi lisada, et võiks tahta intrigeerida ja näha asja teistpidi, aga ei, ma... Et kui me nüüd võtaks võib-olla selle hooaja alguse ka, et Robi on meie jaoks natukene kadunud sinna Araabiasse enne. Et Märt teeb näiteks Jaapanis väga ilusaid mänge. Et puhume natukene intriigi üles, aga... seda hooaega algust ma ei tea, kas üldse vaadatakse selle valimisel või pigem vist mitte. Huvitav on see, et kes nagu 3. koha võiks saada. Et kui esimesed 2 tundub väga selged olevat, et kes võiks olla sinu arvates 3? 3? Võtad kohe lahti nüüd selle... Peab võtma lahti, jah, ega siin... Ja siis kes meil mängis? Ja mulle tundus, et see valik on tehtud nii, et see, mis nüüd rahvahääletus on, et siin on pandud siis kas sisult kõik koondislased või? Enam-vähem küll, jah. Et seal väljaspool koondist vist ei ole kedagi, et mis sa sellest arvad, et kas ta on iseenesest nagu õige või... Aga keda meil oleks väljaspool panna? Kevin Saar ei mänginud väga Hollandis, on ja? Ei saanud mänguaega. Ja siis ta läks Itaaliasse seal... teises A2-s seal ka nii ja naa sai seda mänguaega, et teda ei ole ka ju panna siia, kui me nüüd nii võtame. Ei, ma isegi ei ütle, et otseselt on keegi nagu välja jäetud, aga ma mõtlen, et kui see nüüd ongi printsiip, et kui sind ei ole koondises, siis sa ei saa üldse nagu sinna eelvalikusse, et siis see... ma usun, kui keegi ikkagi midagi väga head oleks kuskil, Oliver Venno teeb häid asju. No jah, teda on jälle raske hinnata selle liiga tasemel, eks ju. Aga 3. mina vist paneks Robert Viiberi. Robert Viiberi, jah? Jah, eelmisel hooajal siis Hipadiraliga võitis Austrias kõik, mis võita sai ju ikkagi. Ja sai nüüd ka väga hea lepingu Prantsusmaa kõrgemasse liigasse ja on seal ka põhikoosseisumees. Jaa, miks mitte, Vibu.
Nii, aga läheme siis naiste juurde ja naistega on siis nagu see aasta võrkpalluri valimine kujunenud selliseks Kertu Laagi sooloshowks, et tema aasta parimaks kinnitamiseks, et aastast 2017 on ta siis ühe korra sellest tiitlist ilma jäänud. 2022 võitis Kristiine Miilen. Kas see oli see aeg, kui Kertul oli sellest võrkpalli värgist natukene siiber või? No tundub küll nii, jah. Et ma peast täpselt ei mäleta, aga kuskil ajaliselt ta sinna mahub. Ja siis enne seda Kertu Laagi hegemooniat siis oli valitsejaks siis Anu Ennok, siis 5 aastat järjest. Anu Vutševits on ta. Kontrolli üle, kas on õige. Kontrollime. No jälle me jõuame selle teemani, et ei tohi naised neid nimesi vahetada. Ei tohi. Aga nüüd, kas see aasta on intriigi? Mina ütlen, et on. Et kui sa võtad nagu see Poola hooaeg, ega Kristiine Miilen ei teinud ju oluliselt kuidagi kehvemat hooaega Poolas. Mängis samal tasemel. Klubi oli samal tasemel. No klubi oli natukene on ikkagi see... Suurt vahet ei olnud. Ei no, Laagi klubi natuke on ikka tugevam, et... Ei no, aga kui sa vaatad neid tulemusi, mis neil oli, et see on ju suhteliselt sama. Mina arvan, et ei ole endiselt seal ka, et Kertu võtab järjekords ära. Aga okei, et noh, Kertu kasuks võib-olla räägib selle hooaja algus, eks ju, ma ei tea, selle hooaja algus on mis tal on kõvan, viimane voor küll oli kehv väheb, aga kas ei oleks nagu ilus nagu anda Kristiinele, kes koondise eest nagu vigastas ennast, et võib-olla see aitab teda nagu psühholoogiliselt ka vormi? Võib-olla küll. Ei, Miilen tegi ka Poolas väga hea hooaja. Kumbki midagi suurt meil koondis ei teinud, et nagu kohe väga silmapaistvalt. Miilenil üks väga hea mäng oli muidugi rünnakul. Taani vastu oli see vist, ma kommenteerisin. Aga noh, jah, natuke nagu maitse asi vist. No jah, jätame siis nendele ütleme rahvale ja siis... Et mul ei oleks selle vastu midagi, kui Kristiine Miilen ka selle saaks. Treeneritele ka midagi otsustada, et noh, põhimõtteliselt suuna näitasime kätte, aga midagi saate ise ka otsustada. Aga nüüd jälle põnev küsimus, kes siis kolmas võiks olla? Kadi Kullergan. Ahah. No jälle mina Martiniga ei vaidle, Martin on ikkagi vana võrkpallur. No Kreekas mängis kõik mängud põhimõtteliselt kaasa ja nüüd sai Türki. Ja, miks mitte. Nii, see teema lukus, minge kõik valige, Delfi keskkonnas seda teha saate oma hääle anda ja kaasa rääkida. Ja läheme edasi, meil on siin rubriik meediasoovitus. Et mina olen välja kirjutanud siis sellest perioodist nüüd 2 asja, mida ma soovitan. Üks on siis seesama Raimond Svilde intervju, mille siis Andres Vaher tegi, et huvitav ikkagi lugeda väljaspool meie seda võrkpalliringkonda inimeste arvamusi ja asju, et see oli tore lugemine. Aga siis teine väga põhjalik artikkel ilmus nüüd suht hiljuti Delfis. Ja siis selle autoriks on märgitud siin Kärt Raadik ja Kristiine Miilen. Et nad kahekesi on teinud ja siis Kärt käis siis külas Marili Lassil Pihtipuudases. Kärt vist käib päris palju meie tüdrukutel külas ja teeb artikleid. See on väga, väga tervitatud. Ma arvan, me peame talle varsti andma. Mida? Selle auhinna ka ära. Äkki anname. Sa mõtled selle virtuaalse? Valeri näiteks. Jaa, selle me kindlasti seekord anname talle. Yeah. Et seda ei ole küll palju, aga me anname. Me hindame seda. Võrkpallikajasta Valeri rändkarikas läheb Kärdile. See oli tõesti tore lugu, lugesin seda huviga. Saime väga head detailid olid, väga hea, ütleme ka andmed, numbrid, asjad, kui palju eestlasi üldse seal on olnud, kuidas neil läinud. Natuke seal, ma saan aru, Kristiine Miilen kirjutas seal taustalugusid, taustaloo veel, et väga, väga põhjalik ja noh, tõesti
tõesti põhjalik ja hea lugu, milliseid võiks ju rohkem olla, aga oleme õnnelikud, et seegi on, et täpselt kuidas nad reisivad, mis nad seal teevad, mis kaalutlused olid minekul, mis hirmud, miks just Soome ja nii edasi ja nii edasi. Et see Marili Lass siis oli kohe nagu hoopis lähemal sulle. Nii, jah, see on siis see meie siis valik seekord. Jah. Ja rubriik kuulate küsimused, me oleme siin ühe küsimuse ette lugenud, meil üks oli veel. Kaks oleme isegi ette lugenud. Jah, kaks oleme lugenud ja üks oli veel. Robin Järg tahtis teada, et milliseid servieelseid rituaale siis te teate võrkpalluritel nii Eestis kui ka välismaal, näiteks Renato palli ümber palli sõrme peal keerutamine. Kas rituaali ebaõnnestumine mõjutab ka servi? Et see keerutamine, see on päris paljudel nagu. No seal on nii mõndagi, mis on päris paljudel. Väga paljud tahavad siis pallilastelt saada selle palli enne kätte, kui nad väljakust välja astuvad servima. Et platsi sees siis? Platsi sees on. Ja miks nii? Ma ei tea, miks. Okay. Ju siis on see oluline, et tunnetavad platsi või ma ei kujuta ette, miks see nii on, aga igal ühel on omad rituaalid. Siis mõnele meeldib palli suudelda, musi teha enne servi. Oled tähele pannud? Otseselt mul ei tule nagu ette. Ma nimeliselt ei oska ka praegu kohe öelda, aga minu teada on... Teeme nii, et kui sa järgmine kord kommenteerid, et sa teed mingid märkmeid, et siis sa loed meil ette, kellel mis on. Siis on väga tavaline, isegi kui sa mängid maailma kõige kõrgemas hallis, lakke vaatamine. Okay, see on ka valgustuse pärast päris tihti. Et sa otse siis lampi ei viskaks seda palli hüppelt servi puhul. Aga hästi paljud vaatavad seda, isegi kui nad teavad, kus nad on. Mis meil siis veel on? Minu arust oli Jaanus Nõmsalu see mees, kes põrgatas palli jalge vahelt läbi. Ja kui sa eksid, siis Jaanus kirjutab siis Jaanus annab teada. Ja annab teada, milline tema rituaal oli. Aga päris sellist rituaali, nagu seal tennises Rafael Nadalil oli, et kellel oli väga konkreetsed liigutused, pükse natuke seal tagumiku vahest kergitas, tõmbas juuksed, välja. Kõik asjad, ja. Et sellist vist nagu otseselt ei tea, et oleks. Ei tea küll. Nii. Väga hästi oleme täna ajagraafikus olnud, et sisu osas ma ei vastuta, aga vorm on meil üsna hästi saadud, et umbes siin 1.40 tuleb, et kas anname kellelegi midagi nänni ja ka? Mingit nänni ikka leiame, kellel me anname? Et jah, et siin variandid, mis meil ongi. See sama Robin Järg, kes küsis rituaalide kohta, siis Jaan tegi kommentaari siis saate pikkuse kohta. Ja siis muidugi Maarja Liiva. Maarja eelmine saade sai, anname Robinile. Kes on meil pidevalt selle siis ütleme auhinna võitja ploki all, et ta enam ei saa lähimad saated, kuna muidu ta ainult saab ikka saada ikka küsimusi küll, kui on ikka väga hea küsimus, küll me anname ka. Aga seekord me ise ette vastamisega natukene. Et seekord oligi, et küsimus ei olnud mitte liiga halb, aga liiga hea. Liiga hilja ka. Ja liiga hilja Maarja. Noomime natuke Maarjat. Ma olin kell 5 üleval, hakkasin asju vaatama, mitte mingi kirja polnud. Et Robin Järg, sulle siis tuleb Kuulbeti poolt mingisugune nänn, et kas kirjuta ise meile meilile enda lähimpakki, automaat ja telefoninumber ja kui sa seda ise mõne päeva jooksul ei tee, siis ma kirjutan ise sulle. Nii, ja kuna meil oli nüüd pikem paus, siis kavatseme teha vahelduseks lühema pausi, et oleme siis ilmselt järgmine nädal juba tagasi, saame siin kokku võtta siis karika poolfinaalid, eurosarjad, asjad, et ma usun, et jutte teemasid on ja siis ilmselt ka otsime endale siin ühe külalise, et siis need targad küsimused saaksid ka vastuse. Täname kuulamast. Täname kuulamast ja kuulake meid jälle ja ärge pikka viha pidage. Tšau! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.